see on võrna, mis ma panen nagu mõnda peale. See pole professionaalsem. Ei, ma ei tea, lihtsalt nagu suunaga võeti üles poole või noh, välja poole või. Sest ma ütlen, midagi oli eelmisest, mis ma selle saaks hästi. No vot, nüüd peaks alustama. Jah. Kas on sul, oled sa mugavalt? Jah. Oled mugavalt? Vaatan, et kaameras käib. See on meil patju, kui sa tahad. See on hästi palju patju. Siin on tõesti palju patju. See on hästi mõnus. Teeme plaksu ära. Tehnilistel põhjustel. Tehnilistel põhjustel. Minu täiega, kui saaks praegu veel see laksa. No, me teeme ka, ma ei tea, kas sa tahad siia tuppa tulla, me teeme nagu seda sorti videot. See oli just veider eeldada, et see ei olnud, et see oli midagi muud. Jah, kas me ütlesime, et see on midagi muud? Jah. Noh, kehtibki see, et ei olegi midagi rääkida enne. Ei, noh, mina olen ikkagi vastutav. Mina olen vastutav isik antud konteksti. Sina ei pea vastutama, ma vastutan ise. Ma vastutan sinu sõnad, ei tegelikult. Ja, aga võiks olla tore, ma ei ole välja mõelnud, et teha mingisugust algust nagu mingi tere tulemast, daamid ja härrad. Vabamaa podcasti. Meil on laugh track üli hea. Ja siis subscribe tuleb kindlasti panna. Ja pange like ja subscribe. Kindlasti jälgige kõike, mis ma teen. Sest ma väga meeldin teile. Ja mu, tähendab, mitte mina, vaid minu külaline on väga eriline inimene. Helen, kas tahad rääkida, kuidas sa sattusid siia? Ei taha. Ei taha. No, kus ma ikka sattusin? Ma ütlesin Hardile, et ma tulen räägin suga juttu. see oli nagu natuke enam. No, sa terve õhtu jooksul avaldasid mulle mitu tundi muljet sellega, et sa lihtsalt nagu Hardi, ma tahan su podcasti tulla, ma pean tulema su podcasti, ma tahan tulla, siis ma mingi Helen tahab midagi öelda. Tol päeval, vaata, mul on niimoodi, et iga päev on erinev. Vahel on niimoodi, et nagu, ma tean kõike, ma näen kõike nii selgelt, kõik mured, mis te muretsete, tulge, ma räägin, mul on lahendus. Ja siis mõned päevad on nagu sellised ebasotsiaalsed. Et ma sattusin suga kokku lihtsalt megasotsiaalsel päeval, nagu, et polnud kuskil välja valada, siis ma mõtlesin, sest ma kogu aeg olen mõelnud, et jube hea meelega tuleks räägis juttu. Jaa, aga ma nagu, kuulun, räägin vastu. Noh, ja siis nendel sotsiaalsetel päevadel ma mõtlen, et ma olen küsin Hardi käest, on ju. Ja siis, kui ma olen siuke mittesotsiaalne, siis mul on ka see mingi teatud selline, siis ma olen välja peetud ka, et ma nagu ikkagi ei räuska ja olen siuke good mannered, on ju, et ei ole nagu, ma ei teagi, kumb siis see päris mina on, on ju. Et äkki on mõlemad. Äkki on mõlemad, jah. Aga see on, ma ei tea, kuufaasis sõltub kah, kus juures ma vastasin. Et enne täiskuud ikka tuleb siuke rajum tuju peale küll, et siis tahad näidata ja postitad igast asju ja siuke, kui muidu on niimoodi, et ütleme, et sotsiaalsel päeval postitad mingi kiisusõpradesse läheb asi üles, chati läheb mingi asi üles. See on kiisusõbrad. Kiisusõbrad on see koht, kuhu sa saad panna kassi pilti niimoodi, et mitte keegi su sõpradest ei hakka vinguma, et miks sa ainult kassi pilti jagad. Aga sa pead kuskile nad välja valama, sest su kass on nii fucking nunnu nagu. Nagu väike beebi. Jah, ja siis on nagu kiisusõbrad, et seal on kõik panevad kassi pilti. Kuigi seal on ka teatud nagu selline... Isegi seal on inimesi, kes on nagu... Võistlus käib, jah. Et nagu, et tuleb välja, et nagu kõige popimad on ikkagi sellised kassid, kes on siis nagu veits üleolevad oma omanike suhtes. Ja nagu täiega winnivad ka, vaata, ma kass on. Ja siis kõige vähem laike saavad need pildid, kus kass on kõige lähemal sulle. Aga need on nagu, et on kaisus või nagu istub sul kaisus või nagu... Nagu koer. Jah, et need saavad kõige vähem laiki, aga kõik tahavad just nagu, et see on see kõige kõrgem foto, nagu, mis sa saad oma kassist postitada, et sa oled nagu võits hästi ette. Mina tahaks küll kassi, kes on hästi süke, sõbralik ja soe tuleb, et saab paiu ronib kaisu või süke nagu... Aga puhtam koer. See sõltub inimesest kusjuures. Muidugi. Kui sa oled kassi inimene, näiteks mul on kuidagi kassidega nii veider suhe, et nagu nad astuvad, alati tulevad mu juurde, sest nad teavad, et ma nagu, ma tean, kuidas kassi käituda,
siis ma ei pea teda mingiks ülemaks, ma ei pea teda ka nagu madalamaks, või ma pean teda nagu hingeks, kes lihtsalt eksisteerib, aga ta eksisteerib oma nagu tingimustel. Noh, ta on kass, temal on nagu teised nägemused elust ja nii edasi, teine info, tema aeg kulgeb juba teistmoodi. Aga hingeliselt on ta sama tüüp. Et kui mul on endal kass, siis ma olen võtnud enda hoolde lihtsalt ühe hinge ja me koos eksisteerime, et nagu jau. Ja ma üritan tema suhtes olla nii aupaklik, mõista teda nii hästi, kui ma saan. Et ma ei saa talle kleepida külge, et et näed, härrakene tuli, istus nüüd sülle, ma ei saagi nüüd kuskile minna, et see on pigem ei, et nagu see on siuke nagu vaatad otsa, teed talle paar paid ja ütled talle, et kuule, et mees, mul on juba vetsu minna. Et sa nagu suhtled oma kassiga normaalselt. Ma ei ole ka kunagi mõistnud, et mingid jäi koolitöö tegemata, sest arvuti või see kass istus ma arvuti klaviatuuril. Jah, see huvitav, selline nagu. Ei viitsi või lask, või see lihtsalt lugu, mis sa räägid, aga tegelikult sa muidu ka ajad kassi ära või nagu ma ei eelda, et keegi päriselt oleks ka mingi täna siis tööd ei tee. Jah, täpselt. Mina suhtun oma kassi nagu, mina ei tea, ma võtan teda nagu võrdset. Ei tea, kas tema ka sind kui võrdset? Võtab küll, kus juures ta kassi kohta on jube hea kass. Et ta nagu hoiab mind, reaalselt hoiab mind, et see on nagu, ja keegi ei usu, sest kõik arvavad, et ei, tal on instinktid, et ta nagu tahab süüa, ma nagu, ei, ta ei taha süüa. Siis ma tean, kuna mu kass tahab süüa mitte, sest ma tean, kui ta käitub või väljendab midagi, siis ma tean, mis tal häda on nagu. Ja sest käbi oskab, et ja selle tõestuseks on meie see ühmitamine. Et iga õhtu, kui ma magama lähen, siis kass hüppab aknalaua peale ja siis hakkab tegema prrrt. Ja siis ma nagu tean, et ta midagi näeb, ja siis ta seletab mulle, mida ta seal akna peal näeb, ja siis ma teen talle vastu siis ta teeb prrrt, siis ma teen siis natuke aja pärast tuleb pea seal kaardinaalalt välja ja siis ma teen talle ja siis ta tuleb kassu. Ja siis ma pean teki panema, enne ta tuleb nagu minu juurde, vaatab mulle otsa ja siis ma pleedi panema niimoodi, siis ta tuleb ja siis ta sõtkub ja siis on nagu, et nagu... Aga kuidas see nagu tekkis? Ma ei tea, ma tõesti ei tea. Jumal appi. Mis kassi nimi üldse oli? Käbi. Käbi, ja see oli 2 kassi või? Jah. Enam ei ole. Üks suri ära, jah. Aga ta oli õnneks nagu on kergem, kuigi ma ütlen, et loomasurm kerge on, aga kui sa tead, et väga vanaks ei ela, siis sa valmistad ennast ette selleks, et nagu okei, mingi hetk sa pead leppima sellega. Ja see oli esimene, kes olnud, kes suri ära. Jah, aga ta ei olnud nagu minu kass selles mõttes, et ma ei olnud temaga nii läheda nagu Käbiga. Et sest, et see kass tuli meie majja hoopis mingitel nagu isa tahtis kassi ja siis mina olin noor, minul mind ei huvitanud see asi. Ja see kass toodi majja, siis ta sai minu kassiks ja kodust välja kolisin, siis paps andis kassi kaasa, sest take this, it would be safer. Jah, aitäh. Sest et üksinda seal hirmsas korteris olla 18-aastasena ei olnud ka nagu lõbus. See oli ühetoaline korter. Oota, kus kohas üldse? Ma olen väga segadus. Tallinnas, et kui ma esimene korter, kus ma välja kolisin, oli... Läksid kooli kuhugi või? Jah, ma käisin ülikoolis, aga... Sellepärast kolisidki kodust välja? Ma kolisin sellepärast välja, et ma ei suutnud enam isaga koos elada. Et nagu tekkisid... Pluss, kui sa saad 18, sa tahad välja kolida. Tahad oma kodu ja nagu siukseid asju. Okei, sina tahad? No mina tahtsin jah, sest mu isa oli päris karm minuga, et nagu läks hästi äkiliselt närvi. Ja mingi hetk sa lihtsalt ei suuda enam kõndida nende munakoorte peal, vaata. Et selles mõttes, et oma elu on ikka oma elu. Jaa. See oli ühikamaja, mis oli siis tehtud korteriteks ja siukestes korterites elavad tavalised narkarid ja joodikud ja iga siuksed tegelased. Aga ta oli kõige odavam, see Pirni tänava ühikas. See on seal hipodroomi juures. Hipodroom, kuhu poole hipodroomi juurest? Hipodroomi vastas täpselt. Üle selle nagu suure magistrali, mis on 4 reaalne. Siuksed vanad majad? Jaa. Ma alati mõelnud, see on pelgulinna mingi tagu, mingi ots nagu. See on siuke mingi kahtlane. okei. Mingi Selver oli ka seal vastas. Aga see on kesklinnale siuke semi lähedal. Ta on kesklinn, aga lihtsalt see maja ise oli nagu odavaid korterid täis, siis see õhkkond, mis sinna tekkis, oli lihtsalt nagu teistmoodi. Sa läksid Ekasse ei saa kohe minna, eks? Ei, ma ei saanud Ekasse sisse. Proovisin, aga ma ei saanud. See on vist, jah. Aga kuhu sa läksid siis? No, ma ise ütlen, et ma ostsin endale nagu diplomi. Ma läksin Euroakadeemiasse. Mis, ise ütled, et ostsid endale? No põhimõtteliselt on ju, see Euroakadeemia oli siuke kool, mis sulle nagu väga väljakutset nagu ei tekitanud. Et see okei, mõned ained ja arhitektuurilised alused oli väga halb. Ma siiamaani une nagu, aga enamasti küll jah, et see ei olnud siuke tasem, nagu EKA tasemel kool, et ei arendanud sind kunstnikuna nagu edasi. Et sa tegid need mingid, ta nagu mingi nõme kursus lihtsalt käis 4 aastat. Aga mul oli paber vaja saada. Mis see paber on? Sisearhitekt.
Aga paberit oli vaja saada, sest et ma teadsin, et mu enda iseloom töövestluses aitab mind edasi. Et kui ikkagi silmad säravad ja ütled, et nagu ma tean, mis toimub, vaata, siis ma teadsin ka, aga ma olen nagu mu isa projekteerija, mul oli nagu verega kaasantud see asi. Või tegelikult hea küll, mul on selline suhtumine ka, et kui ei oska, siis see hirm, et kui keegi teada saab, et sa ei oska, et see paneb, et siis sa oled nagu ära sunnitud õppima, vaata. Ja siis hakkad oskama ja siis omandad selle oskus, et ma õppisin ju disaineriks samamoodi, et nagu suurest hirmust lihtsalt hakkasin pihta. Ütlesid, et oled ja siis hakkad. Ja ütlesin, et ma olen küll disainer. Loodan, et keegi laulu ei saa. Ei jälgi seda su üleval. Oot. Ja kui ma disaineri teed alustasin, siis ma ikkagi teadsin oma võimeid, et nagu teadsin, et ma midagi oskan. Silma mul ka natukene on, et muidu ma, kunst on mu sees alati olnud, et see on kust tuleb see loometahe, vaata, et nagu, miks ma tahan teha seda asja konkreetselt. Nagu. Et muidu võiks ju lihtsalt tööl käia peale tööd koju tulla lihtsalt olla. Ei, mul on vaja muusikavideot teha ja siis mul on vaja, ma ei tea, kassipilte panna üles Instasse ja nagu Ma olen tegelikult tahtnud küsida, et kus sul see elutahe tuleb või see nagu leek, mis pole? Ma ei tea. Ja see on naljakas, et sa arvad, et mul on elutahe ja leek. Jah, või sa ütled, et sa teed nii palju, või tähendab, kui sa oled nagu, kui sa räägid endast, sa alati räägid hästi enesekindlalt endast. Need on läbi elatud siirad kogemused. Siis ma ei saagi muud moodi kui... Mis on läbi elatud siis? No kui ma räägin... Enesekindlus? Ei, mis ma olen teinud või mis muga juhtunud on. Need on mingid asjad, mis on mulle nagu teel ette sattunud. Aga sa võtadki hästi palju projekte asju, sest nagu eelmine kord, kui me tegime, siis sa rääkisid, et siis meil on see mingi kassiprojekt ja siis ma tegin selle ära ja siis ma lähen nagu kogu aeg sul alati mingi nagu miljon asja käsil ja ma isegi ei suuda jälgida alati. See on praegu ka mingi kodutöö, mingi valgustus kodutöö. Kusjuures see on see, et sa ainult arvad, et mul on palju asju, sest ma kogu aeg räägin nendest. Jah, ega ma ei näe su iga aga ma arvan, et kõikidel on sama palju asju. Ma tean, et meie sõbrad teevad kindlasti veel rohkem igasuguseid asju. Mina lihtsalt röögin nagu jube palju just, et ma tunnen ise hästi uhkust, kui ma uhkust. Aga ma mõtlengi, et kus see tuleb nagu? See tuleb sellest, et see tuleb kasvatusest. Uhkus? Ei, mitte uhkus, see ei ole uhkus, see on pigem nagu see, et oh my god, ma actually tegin selle ära, nagu kutid nagu mul õnnestusse. Et see ei ole nagu... Aga minu jaoks on enesekindlus või nagu enese teadmine või nagu see on mingit sorti enesearmastus liik ju. Ei, see on pigem, see on teiste poolt kiitus anumine pigem, et see on vastupidi, et kui sa nagu kogu aeg pröökad oma projektidest, siis siis ongi see, et vaata mind, aga see on üldlevinu arvamus. Mina nii ei näe seda, mina näen seda asja niimoodi, et hei kutid, ma tegin seda asja, ma täna tegelen siukse asjaga, aga see on lihtsalt see, et samamoodi sa võid rääkida, ma täna olen kodus, vaata mingi sarja vaata. See on sama väärtusega jutt minu jaoks. Minu jaoks ei ole see mingi asja tegemine ei ole nagu saavutus, vaid see on lihtsalt nagu... See ei ole nagu parem selle peale? Ja, ei, kindlasti mitte. Sest kirjeldad, mis elus toimub? Jah, täpselt, millega ma täna tegelesin. Ma nagu ei tunne uhkust selle pärast, see on lihtsalt nagu... Ainuke asi, mis ma tunnen, ongi see, et kui ma saan nagu suurema projektiga hakkama, siis mul on nagu see, et õnnestuski, Googledasin välja vastused, et siis oled nagu hästi rahul. Ja oli küsimus ja Googledasin. Ma olen väga ohkenud teile. Et nagu ma viitsisin keskenduda nii palju, et ma lahendasin selle asja ära. Ja võtsid ette, et sul ei ole otseselt... Kas sa teed nagu töö raames neid asju või sa lihtsalt ise nagu vabatahtlikult nagu otsid ja tõmbad? Mul peab olema motivatsioon. Et töö juures ma õppisin näiteks video monteerimise ja kaameratööd nagu sellepärast just, et mul oli tööl vaja. Et mul oli nagu mingi nägemus reklaamist, eks ju, ja õudselt raske on ametlikult leida nagu siukest kaameramees, kes mõistaks sinu pilti täielikult. Sest mina näen oma peas, ma olen disainer, seega ma näen nagu seda pilti teistmoodi ja ma tahan, et see tuleks ja siis tuleb mul kaameramees, kes ütleb, et ei, et nii on õige filmida ja mul on, see ei huvita kedagi, et nagu, mul on vaja teha video, mis inimesel meelde jääb. See, kas tehniliselt on õige või mitte, see tegelikult ei oma väärtust. Pilus olema lihtsalt. Et see profi kobin seal taga, see ei loe, vaata. Selles mõttes. Jah. Ma vist tein pooleli kuskil, ma ei mäleta, kus. Jah. Ja et nagu, kuna tööl on vaja, siis sa nagu
tekib see hirm, et issand, et kui ma seda ülesannet ära ei tee, et mis ma siis ülemusele ütlen, on ju. Ja siis sa õpidki, sest YouTube'is saab kõik õppida ja nagu ja nii on. Aga kodused ülesanded tulevad pigem sellest, et see on niisugune loometeema, et sul tuleb mingi idee ja siis see idee jääb kummitama. Et ta käib sulle pinda vaata ja siis mingi hetk sa saad aru, et noh, sul on ta nii läbi mõeldud juba, et sa nagu tahad teda välja valada, siis ei saa tast muidu lahti. Plaksuga uuesti tegema. Edasi, jah, panen plaksuga edasi. Mõtled päris hästi välja see. Kuule jah. Igatahes jah. Tegelikult ma kirun küll ennast aeg-ajalt selle üle, et miks mul on vaja teha muusikavideot näiteks. Kui ma ise nagu, enda jaoks ma teen sellepärast, et ma tahan proovida, et kas ma hakkama. Et nagu, et seal on nagu, kutil pole raha enne ja siis noh, kuidas me nüüd teeme niimoodi, et võimalikult odavalt saaks, et noh, raha asja sa saad alati nagu loomega ära petta vaata. Ja siis on nagu tehniliselt, et kuidas sa nagu teed, et kas sa oskad, et kas sul on üldse võimed nagu kaamerat ja valgust kasutada niimoodi, kui sa tahad nagu teha, eks ju. Ja siis sa võtad selle ülesande vastu, sest et sa arvad, et sul on, et sa oskad. Ja sa tahad teha sellepärast, et noh, ma ei tea, see mingi tiks ajab tagasi nagu, et sul see ülesanne, sest sa tead, et kui sa selle ülesanne hästi ära lahendad, et siis sa saad nagu feimi vaata, nagu laiki saad ja värki vaata, et siis sa oled teinud midagi. Kuigi milleks seda vaja on, võt see on jah küsimus, et miks sa teed seda asja. Sest tegelikult nii palju feimi ka, noh, mina näiteks ei taha kuulsaks saada, Eestis kindlasti mitte, see on nagu see, et ma siia podcasti ennast nõutasin, on tegelikult pärast mõtlesin küll jah, et ei, kurat lollakas nagu. Miks? Ma ei tea, et see on jällegi see hirm, vaata, et kui nagu palju sa ennast näitad, vaata. Ja. Mis õigus sul on ennast näidata, vaata. Et mis see... No võt, noh. Ega see on nii huvitav, sellepärast, et teised inimesed on ka nagu, noh, kui ma olen rääkinud nendega, kellel on mingi positsioonid asjad ja siis nad nagu kujutavad ette, et nad esinevad avalikkusele ja mul on siuke nagu inimesed kujutaks ette, nagu see oleks mingi Joe Rogan, mingi kuulsate inimeste podcast või nagu, et mul peab olema midagi öelda, see peab olema väärt midagi. Ma ei saa ju lihtsalt niisama rääkida. See ei ole üldse minu eesmärk. Minu eesmärk on lihtsalt oma sõpru paremini tundma õppida ja siis nendega rääkida. Et mina isiklikult arvan, et keegi peale minu sõprusringkonna väga ei näe seda. Ei näe. Ja siis on nagu põhimõtteliselt nagu võtab nii palju pinget maha nagu. See on jah, tegelikult ongi nagu see, et... No mingi tuts vaatab, no sorry tuts, jõu. Jah, aga samas, ei, mina võtan seda niimoodi, et me saame rääkida nagu üks ühele mingitest teemadest nagu sügavamalt, on ju. Et noh, mis on need, et kui ma sinuga tulen rääkima, siis ma saan nagu sulle ette kanda selle monoloogi, mida mina mingist konkreetsest asjast arvan, eks ju. Aga kas sa arvad, et dialoog on ka nagu väärtus, et üks arvab või teine arvab ja siis need nagu täiustavad üksteist? Arvan küll, jah. Aga ma pean õppima inimesi kuulama. See on ma tean, et ma töötan selle kallal. Selles ka see, et ma joon vähem alkoholi, sest et kui ma puru joon, siis ma kipun üle rääkima ja vahele segama ja siis ma vaatan, minu mõte liigub nii kiiresti, ma olen juba nagu, noh, kogu aeg käib, vaata. Ma veits hull, jah. ei, teist moodi. Jah, lapsik. Ma ei tea, mulle just meeldib see või nagu selles mõttes meeldib ka, et see on nagu teistmoodi või nagu ei tea väga palju sinusuguseid inimesi, kes lihtsalt nagu võivad rääkida. Ma olen lihtsalt nagu alguses, kui ma siin nagu tuttavaks sain, siis ma nagu üritasin ära kuulata, siis ma mõtlesin, et sa kunagi nagu lõpetad rääkimise ka, et sa saad nagu öeldud, mis sul nagu öelda on. Aga siis mingi hetk ma nagu sain aru, et ma lihtsalt nagu, mul oli nii kahju alguses, aga ma olen mingi, kuule sorry, ma lihtsalt lähen korra nagu, ma olen juba mingi 2 tundi ja saad lihtsalt rääkida mulle 2 tundi nagu asju, et ma lähen nagu kuhugi mujale. Ja siis sa nagu noogutasid ja rääkisid edasi ja siis ma kuulsin natukene veel, et sa natuke veel rääkisid. Ja siis ma ei tea, mis sa mõtlesid, aga siis ma enam ei tea. Aga nagu... Ilmselt ma pöörasin järgmise inimese juurde, et ma mingi hetk märkasin ka, et inimesed paaris nagu hoiavad nagu eemale vaata, et nagu jah, ei ma kipun vatrama jah. Kuigi ma tegelen sellega, ma mingi hetk teadvustasin seda asja enda jaoks. Aga sulle endale ei meeldi see tegelikult? Ei meeldi muidugi jah. Kas sa tahad selle... See on Karli telefon minu meelest. On või? Oo, Karl! Te kuulad mingit mussi kindlasti. Ma panen selle ära.
Sorry. Panen hääletama. Rastab jama. Sass, panid kõne ära või mida nüüd? Ma hõikasin teda väga palju. Sa pead tema tuppa minema. Jah, ise jättis oma telefoni siia. Ja ma mõtlesin, et siin on telefon, ta jättis lihtsalt laua peale selle siia. Jah. Ai, ta ikka unustab. Ükskord läks minust välja, ta unustas maski ja mingi raha ja võtmed või rahakotti või nagu kõik lihtsalt unustas nagu põhimõtteliselt. Filmib on? Filmib jah, ma vaatasin. Ja ma vaatasin, et kuradi... Aga kas ta siis tuli tagasi või? Kas ta tuli siis tagasi või tal tuli väga õnnetu päev, kus ta kõik asjad siin? Ai, ta vist läksin korraks ja siis ta laenas mult raha ja pani mingi salli ette või ma ei ole, et ta leidis lahenduse. Aga lihtsalt, no ikka juhtub. Tunned ennast vaata mugavalt ja vabalt. Mina olen elanud sükest elu ka, kus nagu ma tean nagu, peaaegu nagu mingi närviliselt või ma ei tea öelda psühhootiliselt, aga mingi siuke termin on, et neuroos, neurootiliselt tead, et kus su kõik su asjad on ja kus nad millal peavad olema. See on tegelikult nii väsitav nagu. Pigem vist siuke nagu, kunagi ütles üks sõber hästi, et et ma lihtsalt nagu teen asju kuidagi ja kui midagi tuleb ette, siis ma nagu muudan natuke oma käitumist, aga senikaua, kui midagi ei juhtu minu käitumise peale, siis ma teen sama asja edasi, et ta nagu ei mõtle üle, lihtsalt liigub ja teeb ja vaatab, nii see, okei, võis kohendama ja siis läheb edasi, et ei ole mingit, et kuidas ja mida ja miks. Jah, mul on sama, sest et ikkagi see harjutad sisse endale, kuhu sa paned nagu rahakotti, kuhu sa paned võtmed. No sa tead jah, mingid kohad on, kus sul on nagu automaatselt või siis kuidas endale Control S-i nagu meelde tuletada. Mis see on? No kui sa mingit tööd teed, vaata on ju. Save'ib projekti. Save'ib, vaata projekti, eks ju. Ja sa pead seda aeg-ajalt tegema, eriti kui sa oled mingi jube pikalt vaeva näinud mingi asjaga, et siis igaks juhuks nagu. Ja siis sa õpid ja sa unustad mingi aeg ära selle. Aga sul tuleb see meelde siis, kui sa oled hästi-hästi palju tööd teinud ja sa kaotad selle töö, vaata. Ja siis on nagu, damn. Ja siis on jälle mitu kuud rahutud. Kusagil kuklas või mingi. Hirm peab olema ikkagi. Ja või see ongi see praktiline vajadus ikkagi. Ilma selleta oleks mingi kartuleid lihtsalt. Jah, aga kogu aeg ei saa ka muretseda. Mingid asjad peavad ikka automaatselt tulema. See on nagu see asi, mis mulle meeldib nagu eluelemendid. Et sul on tegelikult nagu päeva jooksul palju asju, millega su aju tegeleb. Mis ma selga panen täna, mis ma söön. Siuksed asjad, vaata. Ja mina olen üritanud nagu võimalikult väheseks neid saada. Ma arvasin... Sa ei söö, sa ei riietu. Ei riietu. Et alguses ma mõtlesin, ma olen hästi laisk, aga pärast ma avastasin, et ei, et see ei ole laiskus, et see on pigem nagu, ütleme, optimeerimine. Et siis, kui sul jääb energiat rohkem üle, nagu näiteks ma kannan kogu aeg samu riideid, nagu üks paar pükse, paar pusa, aga basically, nii ongi, et ma nagu, ma ei mõtle selle peale, ütleme, kui ma teatrisse lähen, siis ma mõtlen, et okei, aga siis on mul ka see üks kleit, millega ma teatris käin, teatris pulmas ja nii edasi, eks ju. Et ma nagu... See ole laisk, sa oled geenius. Või siis näiteks rastad on ka, et ma ei pea juustega enam tegema. Et mul on üks kord nädalas, ma pean nüüd pesema ja siis mingi iga 6 kuu tagant peab kellegi ära rääkima, et kuule, tuleb teeb patsia korda. Aga nagu, ja šampooni pole vaja enam osta, mis on ka väga tore. Poes ei, väike rahasääst. Väike rahasääst on, plastikusääst on, et pesen ju seebiga, eks ju. Et siuke, jah. Volt on võtnud mult ära selle toidu tegemise asja, kuigi ma Volti nagu väga ei taha nuumata, et see on maru kallis. On ikka, jah? Tegelikult oleneb, kuidas võtta. Lihtsalt see, kui sa ise süüa teed 7 euroga, siis saad 2 päeva süüa. Jah. Vastab mingi purgisupiga, see on mingi 2 eurot, see on nagu üks õhtusöök. See on ühe korra söök, see on 2 kaussi, see enne mere 2 tunni pärast sööd lõppu. See on nagu korralikult. Jah, seda küll, jah. Mingi süke ise. Mulle meeldib ka see, et vahepeal mulle meeldib suurem kogus ette kokata ja siis mingi 3 päevaks või niimoodi. Siis 3 päeva mul nii solid nagu ma üldse mingit muret ei ole. Mingit muret ei ole. Hõljud lihtsalt nagu ja siis täna jälle see, et meil oli, mis ma söön, ma ei tea. Ma üldse ei taha mõelda. Nagu üldse ei taha mõelda. Eriti kui head toitu ka teed, vaata, teed mingid mõnusad pasta. Siis mõtled, et korra mõtled küll, et mis ma täna söön. Pole hullu, ma tegin head pastat. Lihtsalt tuju ka veel heaks. Kiiret ei ole. Mis on nii soojana veel parem. On küll, jah. Kartuleid ja mingi igat pidi nagu saab siia.
seepärast ma olen ka Spotify'le väga tänulik, et nagu, mis ma kuulan siis näiteks, et noh, hakkan siit koju jalutama ja mingi, mis ma kuulan. Ma pole juba, noh, pole see nädal kuulanud Discover Weekly't, läheb, kuulame, et sul on nagu Spotify's on, eriti kui sa sõprade Discover Weekly't ka jälgid, et see on veel parem vaata. Et nagu, siis sa ei pea selle peale mõtlema, sest vanasti oli ikkagi niimoodi, et sa nagu tõmbasid selle, noh, ütleme, et sa kuulsid raadiost mingit lugu, siis sul kuidagi õnnestus ka teada saada, mis lugu ta on. Ja siis noh, esitaja on ja siis läksid LimeWire'isse ja siis tõmbasid terve plaadi alla. Siis tõstsid MP3, avastasid, et oi, et siin ongi ainult see 2 lugu, mis mulle plaadi pealt meeldib. Ja siis sa tõstsid mingi oma eraldi veel kaustis, kui sa viitsisid arvutisse minna. Ja sul oli mingi 4-5, 128 megabaiti, mingi, ütleme 3 albumit oli sul peal. Aga sa viitsid vahetada ja tõmmata ka, et sa viitsid maha istuda selle LimeWire'iga mässates. Mina pidin veel Woodstocki baaris istuma, et siis mul kodus netti polnud. Ja siis istud seal mingi väga väikese wifi'ga. Nüüd on mingi fucking Spotify ka. Kõik muusika. Kõik on olemas mingi. See on jah, uskumatu. Väga hull jah. See, et see meile kõik jõudnud on ja nii ruttu. Ja ma tegelesin muusika panemise, nagu muusika otsimisega oluliselt rohkem ikkagi vanasti. Et praegu on nagu see, et jällegi üks element nagu sellest mõtlemist. Mulle jällegi meeldib nagu muusikat otsida. Mulle meeldib nagu vaadata neid artisti, kes mulle meeldivad. Mulle meeldib vaadata nende labeleid. Mulle meeldib vaadata teisi artiste, kellega nad koostööd on teinud. Mulle meeldib läbi kuulata ja siis otsida nagu sealt seast nagu mingisuguseid gemme. Ja siis panna mingi YouTube playlistis, vahepeal YouTube soovitab, aga nagu... No see on teistmoodi otsimine. Ma mõtlen just seda, et nagu, noh, et kui sa saad selle faili, paned ta kuskile MP3 ja nagu, noh, jah, et see sorteerimine, möllamine, haldamine. See on mega rets. Vaata, sa oled ka DJ, eks ju? Ma ei ole DJ. Ma lihtsalt aeg-ajalt õnnestub mängida tund aega seda muusikat, mis mina tahan. Ja just, mul on täpselt sama. See ongi DJ põhimõtteliselt. No, okei, DJ võib-olla on... DJ on see, kes oskab nagu hästi teha seda, et nagu sa ei saa aru, et teine lugu hakkas juba minut tagasi, aga noh. Nojah. Jah, okei. No seda vahepeal ma olen siuke semi-DJ, aga... Õppima peab rohkem. Harjutama tegema, jah, et mul ei ole seda indu olnud, et nagu, ma istun maha ja hakkan tegema. Selleks peab ikkagi olema ja see vibe peab peale tulema, et ma võin seda teha. Aga see on veits nagu see kirjanikud ütlevad ka, et lihtsalt pead tööd tegema nagu. Et ma olin siis elasin Belgias, Brüsseli lähedal ja siis endine ennukaaslane Helle käis nagu seal koolis. Aga mul ei olnud mitte sittagi teha. Riik on kahekeelne, prantsuse ja flaami. Ma mõtlesin, et come on, nagu inglise keel, nagu midagi, ma saan mingi Pizza Hut ja mingi delivery boy lastes mingi nope. Ja siis ma põhimõtteliselt oligi lõpuks mingi september, oktoober, november vist mingi peaaegu 4 kuud, 3,5 kuud olin seal nagu ühes väikses toas. Ja no käisin jalutamas väljas küll ikka, aga nagu meil oli ainult suur maja oli, aga me nagu rentisime sealt ühte mingi suure voodiga tuba põhimõtteliselt, sest ma olen ühes toas. Ja siis seal ma nagu krutisin mussi, mul ei ole mitte midagi teha. Klapid pead ärkad hommikul üles hakkab mingi vaikselt. Sest noh, ma teadsin, et nagu lihtsalt tuleb teha. Siis tegin. Siis ma olin alles, ma ei ole neist midagi teinud, nagu neist ei ole midagi saanud. Aga jah. No ma ei saagi mängida niimoodi, et mul ei ole seda indu, et ma nagu istun maha ja hakkan tegema. Aga kui mind kutsutakse kuskil üritusele, siis mul on nagu see, et okei, ma nüüd üritan paremini kui eelmine kord. Ikka, mina vahepeal istun lihtsalt maha, kuulan mingit lugu ja mõtlen, millega see kokku sobiks ja see mingid setid ja asjad. Aga et päriselt leida neid lugusid üles, praegu on ma kasutanud sellist programmi nagu Soulseek ja siis seal nagu vanemad lood on hea kvaliteediga, aga uuemaid lugusid nii palju ei olegi. Ja siis mingid lood ma olen ostnud, siis ma olen seal mõne esinemise eest, ma saan mingi 30, siis ma olen mingi veits nagu raha pannud, ostnud mingeid lugusid asju. Iva ütles kuna käest, et kui mulle makstakse raha, siis ma võiks juba edasi ka maksta raha, et see ringlus nagu tekiks. Ma ostan alati kõik lood välja. Ostad või? Jah. Selles suhtes, et kui ma mängime, ma lähen nagu... Ma ei tea, esiteks see, et ma tean, et ma nii hästi ei oska nagu mängida, et mul on nagu komistan. Kuigi nüüd ma oskan juba varem mängida, viimane pidu tegi täitsa hästi. Aga mitte hästi. Mina ei oska tantsumuusikat mängida. Sa katsu svingi mängida, seal on nagu...
trumme bassi on kõige lihtsam mängida. See on 2 põkki kokku ja... Kus ta vahepeal teeb seda, et ta läheb nagu vaikseks ja sa võid uue tropi. Just, see on nii lihtne vaata. Aga mingid elektrosvingi, mis lõpeb alati mürtskömmiga, vaata siis sa peadki aru saama, et kus ta nagu vaikse... Et mina kippusin varem lugusid lõpuni mängima. Kuigi tegelikult ma tean, et hei, pane rohkem lugusid sisse, et sa võid ka nagu vaiksema koha pealt ära lõigata, et see on palju lihtsam. Ja ma sain seda alles hiljem, ütleme 4 kiigi hiljem teada. Igal lool on ju vaata see algus, kui ta tekib ja siis ta ehitab elemendid. Ja nüüd ta peaks jälle salvestab. Et jah, et igal lool on nagu oma see... Oota, kohe. Igus. Sorry. Ma olin liiga hakkaja olin. Jah. Sa veel tahtsid hetke. Aga jah, et igal lool on oma algust tutvustab elemente ja siis ta hakkab mängima nendega ja siis tulevad need dropid ja asjad. Et mingi vahe ka nagu paned mingi loo peale ja tegelikult see tervet lugu nagu ei jõua mängida. Sõltub nagu ka, kui BPM-i kõrgusest, aga kas keskelt või kui on see mingi see Reds Go Time, siis ma taas tropin kas loost või vahepeal ma tropin lihtsalt viimast troppi nagu mitmel lool järjest, siis nagu viimane tropp ja siis jääb vaikseks ja siis jälle... Võt seda, kusjuures seda tropi pealt ära lõigata. Võt seda oleks mulle keegi võinud lihtsalt nii muuseas öelda, vaata mööda minnes, et kuule, tead, mis on hea mõte nagu, et mitte nagu, tead, nii saab ka, on. Siis mul oleks palju paremat setlistid olnud, siis ma oleks ka aru saanud, et ma saan lühemaks teha. Sest ma ei teadnud, vaata, kui ma hakkasin esimest korda mängima, siis nagu, mina ei tea, mis õige on, vale on, kuulad on ja siis mõtled, et okei, ma proovin, tule välja, miks välja ei tule, vaata. Ja siis, see on selline asi ka, mida ei saa YouTube'ist õppida, et see on nagu, ma leian, mingeid nippe saab, aga ikkagi ma leian, et muusika, et kui sa mängid nagu, kui sa oled muusikainimene, siis see on ikkagi, sul on nagu listiga, sa räägid ikkagi loo, vaata. Sa hakkad kuskilt pihta, vaata, et näiteks see näituse avamise playlist, mis ma tegin, et see oligi, see pidi ka hakkama hästi Alice imedemaalikult ja minema nagu edasi, vaata. Et siis iga setiga sa räägidki loo. Et kui ma mängisin Halloweenil, siis oli samamoodi, et ma jagasin ta nagu 3 ära, et esimene set oli siis creepy pipi muusika, siis tuli see õõvastav, Apex Twin ja siuke nagu veits süngetooniga muusika, ja siis tuli murdery stuff, nagu, et see ei lase kogu aeg ühte teemat, et sa jagad ära selle, et see asi ka. Good point, ja ma ise olen nagu selle seina otsa lendanud või nagu hästi palju, et mul on enda nagu lemmik mingi muusikažanr ja siis mul meeldib sealt hästi palju lugusid, et ma mängin seda, aga ta nagu pika peale läheb ikkagi monotoonseks või üheülbaliseks, sest see ei ole nagu väga huvitav või nagu mulle endale hullult meeldib, aga nagu teised inimesed ei, mingi vahelduste asja olema ikka. Aga see, nagu see tunnetus just, nagu sa ütlesid erinevad teemad minu meelest sellele, ma ostsin nagu mingi 1200 vatise bassika endale. Sest et siuke... Mis sa teed sellise bassikaga? Täpselt. Panen selle hästi vaikseks ja kuulan oma muusika. Aga kui ma tahan, näiteks kui ma tahan kuulata mingisugust nagu daabi või mingit ambienti vaadata filmi ja keerab veits juurde ja siis ma saan nagu selle bassi efekti. Ja see muusikažanr, mis mulle meeldib, siis seal mängitakse hästi palju bassiga. Ja nagu see minu meelest on just see, et ma nagu loon selle ruumi, selle ekstra maailma sinna, mis nagu annab mulle kehalist sellist nagu taju, mida ma võib-olla isegi ei kuule, aga ma nagu mõistan läbi selle just läbi bassikõlari. Ja see on nagu see, millega ma nagu, siis ma ostsin selle suure bassika just, et rõhutada seda nagu mingisugust nagu sellist madalat võngat või niimoodi. Või kui kuulata mingisuguseid neid hertse asju ka mingi ala, mingi remove negative vibes, mis iganes. Ja siis ta töötab jumala hästi. Siis ta mängib nagu kõik need sagedused läbi ja siis kui sul on nagu see bass on normaalselt, mulle see tunne meeldib lihtsalt. Kui sa niimoodi räägid, siis ma hakkan ka igatsema. Ma ei oska osta head kõlarit. Ja nagu kui sa tahad osta head kõlarit, mis tuleks läbi Bluetoothi, siis ta maksab maru palju. Ma tahaks... Ma mõtlen nagu, mis kõlarit? No, et oleks nagu bassi ka. Et need Bluetooth speakerid on tavaliselt on sellised pigem nagu arvutikõlarid, et see magus bass, vaata, mis kuskilt nagu võimendist ikkagi tuleb. No need Harmon on Kadroni omad, need on päris okei. Jah, ma pean mingi kuttidelt savas kinni võtma, näitan need mulle. Ei, mina ostisin ka seda, ma mingi vaatasin netist, ja siis küsisin mingi muusikatarbijad, mingi Facebooki grupp oli ja siis ma mingi rääkisin veel sõpradega, Tristan on näiteks mingi helitehnik ja Hendrik on helitehnik ja nagu just räägib nendega veitsi küsida, mis ja kuidas ja siis
nagu ega ei teagi vaata, lihtsalt hakkad tegema, lihtsalt küsima ja oled mingi rumal ja mingi kuulge, mis asi see patt on ja nagu mingi. Mul oli kaameratega sama asi. Et nüüd mul on 2 kaamerat ja siis ei ma ei uhkelda. Lihtsalt ise olin loll, et ma ostsin alguses sellise kaamera, mis absoluutselt ei tee seda, mida mul vaja teha on. Ehk siis käest filmimine, et tal on stabikat nagu sees, eks ju. Siis... tagasi ei saa müüa, vahetada? Ei saa. Kus ma ta müün niimoodi? Aga noh... Järelturgu ei ole? On, aga siis ikkagi, kui ta muidu maksab 800 on ja objektiiviga 900, siis praegusel ajal just sul keegi seda ära. Sa ostsid selle poest või? Jah, ma ostsin poest, jah. Sest et kui ma tean, et ma ostan asja endale pikaks ajaks, ma olen nõus nagu poest ostma ta ikkagi. Jah. Ma enamasti ostangi poest, mis on muidugi väga halb. See on halb. Reduce. Aga enda kaitseks selle kaamera ma ostsin netist, sest et jube hea hinnaga keegi pani selle müüki nagu. Et mingi tõesti suur vahe on. Ja seal oli täpselt need parameetrid olemas, mis mul vaja on tegelikult. Ma lihtsalt ei teadnud, et mul ennem neid on, sest et ma nagu hakkasin filmima ja siis vaatasin, et miks ta niimoodi väriseb, mis toimub. Et nagu, okei, mul on kimbali vaja. Siis hakkasid vaatama, et aga teised inimesed filmivad ka käest, et nagu, kuidas nemad saavad niimoodi. Ja siis ma guugeldasin ja siis ma sain teada, et jah, kaamera sees käib ka stabilisaator. Halloo. Aga mul on just see, et nagu ma ostan poest, aga ma ei osta tihti. Jah, ma osta ka tihti. Aga mu ema ütles alati, et ei ole piisavalt rikkasid odavaid asju osta. Ma alguses ei pidanud seda nõu õigeks selle pärast, et mul oli nagu konkreetselt kiiresti mingit asja vaja ja siis ma olin nõus nagu odava asja ostma. Kui sul on nagu mingi lihtsalt kahvlit vaja, siis osta metallist kahvlit. Aga nüüd ma olen kannatlikumaks muutunud. Sööd näppudega. Nüüd sööd näppudega. Ma ei tea, kuidas see analoogilt see teeb. Nii kaua, kui ma raha kogun, et osta ilus kahvel. Mida sa pärandad edasi põlvkondadeks. See juba viib sulle nagu... See on ka mingi äärmus. Et üldse ei osta ja ostad siis mingi... Ma olen vist elus 2 kahvlit ostnud. Sest nõud on sellised asjad, mis ju tegelikult nagu satuvad su juurde. Et kui eriti kui kodust välja kolid, siis on kõik tädid on millegi pärast nagu ukse taga, et kuule, mul on ka nõusid üle tahada. Kui sa nagu pere aitab või midagi, siis taldrikuid on alati rohkem nagu enne kui kolisid, siis on rohkem mida? Kõik tahavad lahti saada oma taldrikutest. Kuidagi neid kuhju päeva mingi läheb katki paar tükki, kes on mingi osad uue seti ja siis on nagu mingi veider kollaaž erinevad. Siis nagu tassidega on täpselt sama asi. Ma ei tea. Ei, tassidega veidram. Tassid lihtsalt ilmuvad kuskilt, jaa. True, ja need on alati hästi veirad. Miks suke tass üldse olemas? Miks ta tuli? Miks suke disain nagu eksisteerib? Okei, tass on tass. Mul on vaja teed pakkuda. Kas see hoiab vett? Jaa, sobib. Tass. Mulle meeldib vahepeal kausist juua, sest niisama nagu vett või midagi. Kas sa tead, et prantslased joovad kohvi klaaskausist? Mis on minu meelest täielikult kohvi rüvetamine, aga Pole elu sees kuulnud seda. Ma pole näinud ka. Ma olen seda näinud 2 kohas. Et ma mõtlesin, et alguses, et ainult minu see farm on natukene peast. Sa olid farmis ka? Jah, Lõuna-Prantsusmaal. Ja kas ma läksin teise farmi ka tööle. Ja selle teises farmis oli samamoodi. See sama mingi... Kas sa saad aru, et söövad hommikusöögiks moosisaia? Itaallased söövad nagu nutellat ja croissanti. See on palju parem kui moosisai. Mis mõttes? Maitse poolest võib olla, aga... Aga ma ei tea, kas ma olen ainukene, kes ei taha nagu lääget magusat asja esimese asjana hommikul. Võib-olla tõesti. Okei, ma tegelikult ei saa. Ainukene inimene maailmas. Ma olen kõige ainukesem inimene. Mina söön putru soolaga. Võiga. Ma ei söö putru. Sellepärast, et ma mõtlesin, et ma enam ei viitsigi õigustada ennast. Ma tean, et see on kasulik ja tore. On, jah? On. Just lihtne. Lihtne või? Jah. Viskad nagu vett sisse ja see on valmis või? Jah. Aga ta maitseväärtus ei ole isegi nii palju väärt, et ma viitsiksin nagu see veeliigutuse teha. See paned nagu... Ta on nii halb! Paned moosi või paned võid ja paned soole, banaani ja paned kohupiima ja... Whatever, mees. Ma kunagi läks hullult fansiks sellega mingi moosi ja banaani ja chia seemne. Nüüd ma olen mingi sool ja või. Ja kohvi. See on nagu kõrt, see on midagi, mis sa nagu loomadele paned ette. Ma olengi loom. No oled küll, jah.
Tähem, ma olen nii esteetne. Sa oled nagu mingi kõrgem klass lausa. Mul peab muna olema hommikusöögis. Teine loom. Teine loom. Teise looma sündimata lapsed. Ja embrüo. See on mingi vampiir. Sulle meeldib see mõte sellest, et see on nagu rasestamata munarakk. Ma pigem ei taha selle peale mõelda. Ma ükskord mõtlesin selle peale, siis kadus munaisu ära, aga ma ei taha, et munaisu ära kaoks. Muna on nii easy. On, aga ta on hästi, minu jaoks on suht heavy. See on munatoos peekoniga ja siis nagu mega heavy. Aga ma söön hommikust olla mingi kell 12. Jah, ma söön ka. Ma ärkan kell hilja. Siis ma lähen magama kell hilja. Praegu on kell... Õhtuinimesed, unite. Praegu on kell 8. Kusjuures... Ma olen easy mingi 6 tundi. Ma olen ka öökul. Ja kusjuures, kas sa oled tähele pannud? Mulle meeldib, Karl magab, siis ma olen nagu mingi... Ma ei tee mitte midagi, millest olen ma mingi... Aga kas sul on tunne, et hommiku inimesed tunnevad natukene üleolevalt õhtu inimeste suhtes? Minul veits on... No nende elud on objektiivselt paremad, sinna ei saa midagi teha. No neil on jah, nad on nagu... Ei, kusjuures nad on erksamad küll, aga see, mida nemad tahavad päeva jooksul nagu ära teha, on teised eesmärgid, vaata. Et nagu minu eesmärgid on võib-olla mingi uniselt luua kunsti, sumedab leelu. Mõelda oma elu üle ja see olla seal hägus ja siis nagu toime tulla ja korraks 2 tundi päeval olla ärkvel ja siis jälle mingi, ma olen teen unnaku ja siis ma olen jälle mingi üleval. Ma nägin vist unes eile või täna, et ma mõtlesin, et ma tahaks, et mul oleks rohkem hommikuid. Ma vaatasin mingit vana pilti, kus ma olin hommikulist üleval. See tundus nagu mõnus. Aga see tundub ainult mõnus siis, kui sul on nagu midagi teha. Ei, see on niimoodi, kui hommik peab olema selline mõnus. Jah, rahulik. Ei tõtta mingi bussi peale. Televisioon käib kuskil vaikselt, teed kohvi niimoodi rahulikult. Kõik on soe, ilus, korras. Mingi lohistad sussi ja siis lähed nagu, siis keerad otsa ümber mingi hommikumata või läks sassi ja vets on seal pool või mis iganes. Miks ma siia tulin? Jood mingi tassi vets, ma taks. Ehk siis nagu vaba päeva hommikud, jah? Jah, kogu aeg. Iga päev vaba päev. Iga päev vaba päev, jah. Kusjuures minu töökoht võiks teha küll sellise asja, et kuigi ma julgen enam rohkem nõuda asju, just et see minu töökoht on liigi idiootselt imelik. Et nagu, kas ma võiks tööle tulla palun siis, kui ma üles ärkan? Ilma kellata, kui ma üles ärkan. Aga oled lihtsalt selle aja, et ärme hakka nagu, et kas ma tulen kella 10-ks, ma tulen kella 11-ks, et nagu, sest ma tegelikult ärkan vabadel päeval, ma ärkan mingi 10-st üles, et 10-11 vahel on. Ja kui sa ärkad vabatahtlikult üles, siis su päev on palju parem kui see, et siis minul on niimoodi iga kord, kui kell käib, siis käib see väike etendus, käib läbi nagu, ma olen mõnikord ka karjunud, et nagu, ja ma karjun lihtsalt sellepärast, et nagu ma vihkan, ja siis ma lihtsalt ärkan üles nagu, nagu again this shit nagu ja siis ma panen selle kella kinni ja siis istun voodi peale, siis ma võtan selle kassi, ma kallistan teda, kiigun natukene, kõik on hästi, see läheb üle, sul hakkab parem ja siis, aga see moment, kui ma ärkan, on nii hirmus, ma nii vihkan seda, see on ikka see kõlab küll rõvedam. Aga 10 minutit hiljem, siis kui juba nagu püsti oled ja kikud pestud, siis on nagu lähed teed juba uksele lahti, hakkad jalutama ja päike sira, siis mõtled, et mida sa vingusid. See hetk tagasi sa arvasid, et elu on nii hull ja kui see veel edasi kestab, ma teen eneka nagu. I was ready nagu. I'm ready, I don't like this life anymore. Väga intensiivne nagu siuke mingi vahend. Ei, aga mulle väga meeldib see mõte, et see on nagu su enda, nagu sa tuled tööle, siis see on sinu kohustus teha oma töö ülesanded. Ja nagu kui sa ei pea mingi, ma saan nagu mingi koosolek või te teete koos midagi, siis sa nagu arvestad sellega eelnev õhtu või sa nagu tead, et sa nagu pead. Ja siis aga mind nagu kõige rohkem kurnab see nagu see igapäevane, monotoonne, ühesugune. Ma pean homme jõudma sinna, seetõttu ma pean täna tegema seda see kell, et ma jõuaks seda see kell teha, et ma jõuaks seda see kell teha. Sest mul on isiklikult nagu, minu, ma ei tea, isikliku mineviku ajaloo, mul on üsna palju asju, mis ma nagu pean tegema, et enda eest hoolt kanda. Eriti kui ma käin tööl või nagu kulutan aega, et anda endast, mitte et ei saa. Nagu okei, kui ma olen lihtsalt chillin või olen töötanud midagi, siis siis on nagu lihtne, see ei kuluta mind. Aga töötamine, siuke suhtlemine ja kõik kulutab mind ja siis ma pean võtma hästi palju aega, ma pean mingi korralikult trenni tegema, ma pean korralikult toituma, ma pean korralikult liikuma veel niisama, veel korralikult suhtlema teiste inimestega.
ja siis ma pean veel mõtlema, kuidas seda kõike teha ja siis nüüd seda kõike teha nagu järjest ja kogu aeg uuesti, see on nagu nii suur stressikoormus, et ma nagu, see tundub nii mõnus mulle, et 4 päeva nädalas on vaba, 3 päeva töötad, see on nagu, kunagi ütles mulle hästi, et 4 endale ja 3 teistele, see on nagu natuke rohkem endale. Ja siis see näiteks, et tulen tööle kell 11, okei, sorry, ma olen mingi 8, pooga, ma lähen niikuinii öösel kell 3 magama, et nagu no. Ma olen kauem vist täna nagu minalist. See sobib mulle rohkem, aga just see, et ma pean nagu teist järgi tegema, nagu sa minu eest on nii elav näide, sa ütlesid, sa karjud. Paljud inimesed ei karju, aga see tähendab, et see on sinu reaal. Ruumi ja... Mulle ka see podcast meeldib, sellepärast, ma kuulen töö juures neid alati, nii siuke tore on nagu. Tõmban su selle. Ja ma olen natukene jaganud ka, sellepärast, et vahel on konfliktid tekid sõpradega. Ja siis mul on nagu niimoodi, et nagu, ja millest, kas me teeme plaksu ka? Jaa, vaatame, kui süngis me oleme. Teeme küll. 3, 2, 1. See 2. Sa ütlesid 1. Ütlesin. Okei. Loeme kõigepealt, ärme plaksuta, kõigepealt loeme 3, 2, 1. Loo koos. 3, 2, 1. Plaks. Okei. 3, 2, 1. Yes! Korras. Nii rõõmus. Aga jah. Ma olen seda podcasti saatnud mõnedele sõpradele, sellepärast, et inimestel tekib nii palju neid konflikte, et nagu, mul on elus praegu selline situatsioon ja nii raske on ja nii edasi. Ja siis nendes podcastides on nagu inimesed lihtsalt rääkinud samadest asjadest, vaata, et nagu, ja kui sul tekib mingi probleem, siis kõige paremini aitab see, kui kellelgi teisel on ka see probleem olnud. Jah, et sa kuulad. Jah, et sa kuulad nagu seda lahendust, vaata, et sa ei ole üksi, et nagu sa ei pea ise välja mõtlema seda lahendust. Või kuulad teiste kogemust ja nagu enda lähenemist natuke teine, aga samas ikkagi sa oled kohati nii sarnane. Jah. Et siis ma vahest ei viitsi lõpuni vaielda, siis ma näen kuula seda, vaata. See on nagu see, et ma ei viitsi seletada, loe see raamat läbi. See lahendab nagu. Aga raamatu soovituste kohta öeldakse ka, et ma ei tea, et see ei ole kõige parem. Taktika või nagu. Ei ole. Ja ma vihkan raamatute laenamist, sest nad ei jõua kunagi minu juurde tagasi. Ja kaotada raamat on väga raske minu jaoks, sest mul on ainult need raamatud, mida ma olen nagu tõesti taga otsin, mis on mul, ma ostan koju ainult neid raamatuid, mida ma kusjuures olen lugenud kunagi, aga mida ma nagu, mis on minu jaoks olulise tähtsusega raamatud. Kas sa mulle kunagi mingi disainiraamatu? Ei, disaini ma pole, mul ei ole, mul on ainult paar disainiraamatut. Pulgad olid seal peal öelnud. Võib-olla lugesin ja nägin sinna juures. Disainiraamatut ma ei annaks ka välja, sest et need on koha peal vaatamiseks. Et siuke pointiga raamatuid, ütleme niimoodi, et Terry Pratchetti Võlukunsti värvi ma olen ostnud 4 korda. Et see on alati näiteks uude suhtesse. Ja, et lähed näiteks uude suhtesse, siis tahad nagu mingid loe seda raamatut, et see on Pratchetti raamatumaailma minu jaoks nagu teema. Mis see, millest see üldse räägib see, mis see? No Pratchett, Võlukunsti värv on esimene raamat sellest sarjast. Muidu on Kettamaailma lood. Ja siis Discworld, jah. Ma olen kuulnud sellest, et on olemas mingi Kettamaailma. No ta räägib, tähendab, Pratchett võtab nagu mingisuguse mütoloogiast mingi loo või siis tänapäeva olustikust mingi loo ja siis kirjutab nagu kuidagi raamatusse sisse. Nagu näiteks, et kui XXX Manner on tegelikult Austraalia ja siis Ankh-Morporki jõgi on tegelikult Thamesi jõgi. Seda Ankh-Morporki jõge selle lõudselt naerab ka selle üle, et see on ainus jõgi maailmas, kuhu politsei uurijad saavad laiba joonise peale joonistada. Et on nii must jõgi vaata. Ja Thamesi jõgi on must jõgi. Kas ta haisib ka? Kindlasti haisib. Tähendab, ma ei tea, ma ei ole käinud Londonis. Aga kas see, need, mis saad Bangladeshist või mitte nagu need hindud ja need peaks olema ka päris nagu mingi laipu ja tuhka täis, siis nad nagu... Ja nad põlatavad selleks ju. Ääres ja siis öeldakse, et kui sa korra ennast oled pesnud seal, siis sa oled nagu automaatselt nagu valgustatud või saad nagu selle mingisuguse nagu tulevikus your set nagu. Võt ei tea, ma arvan, et see on müüt, sellepärast, Eigi, ma arvan, et nagu pigem ma tean, et hindud
okei, samas ma ei tea ka. Võt ma ei ole Indias käinud, ma ei oska niimoodi. Ma olen seda Tuuli Roosma saadet näinud, aga see... see on väga armas. Aga see on, jah, mulle meeldib see saade, sest et seal on see vahetuse kogemus, et nagu mulle meeldib ka reisidel käia niimoodi, et elada kusagil. Et olla kuskil, jah. Ja. Sa oled käinud niimoodi kusagil? Ja ikka. Kus? Okay. No... Prantsusmaal? Prantsusmaal, jah. Tööl? Elasid sa? Kaua sa olid? Prantsusmaal meil vähe. Ma 2 korda olen käinud, mõlemal korral olin... Esimene kord olin mis 3 nädalat, teine kord olin 2 nädalat. Aga see... Aga niimoodi tripidel, kui ma käin, siis ka mitu nädalat järjest. Et selles mõttes, Hispaanias ma olin näiteks esimest korda, kui ma üldse reisile läksin pöidlaküüdiga, siis ma olin ikka 3 nädalat ära seal koha peal. Et selles mõttes... Et no mingit tuusikut ma ei võta endale, et kui ma reisile lähen. Mul on pigem see... tuusik vaata, et sul on see hotell on olemas ja mingid siukest, et mul on pigem see, et ma võtan lennukipiletid ja siis kohale jõudes vaatan ära, kus ma käia tahan, mis ma teha tahan. Mind on hästi huvitanud see nagu rongiga reisimine, ma ei ole nagu teinud seda, aga lihtsalt kui minna nagu kaugele, näiteks kas sõita mingi ala nagu käiakse Vietnamis või Tais või Kambodžas, aga et nagu rongiga sõites sa näed, kuidas need kultuurid niimoodi muutuvad aeglaselt ja nagu kui suur planeet tegelikult on. No ma käisin Venemaal, nii et... Sa sõitsid see Transsibeeriaga? Tegin Transsibeeriat, jah. Täitsa 10 000 kilomeetrit. Teise otsa ja tagasi, jah? No Vladivostok ja tagasi. No. Aga me tegime siukse huvitav reisi, et tavaliselt kui sa selle Transsibeeria teed, siis sa peatud vist mingi 5 korda või. Aga meie tegime nagu põikeid ka, et me käisime läbi 12 linna. Et meil oli niimoodi, et kõige pikem aeg rongis meil oli 48 tundi. Oli selle platskaardi peal nagu, aga me vahetasime, et meil oli 2. klassi vagun, 3. klassi vagun on ja seal on kupeed, eks ju, ja siis me mõtlesime lihtsalt pulli pärast, et proovime platskaardi ka vaata. Mis see platskaard on? Platskaard on nagu avatud. Et nagu lahtine. Magad lahtiselt, jah. Et siis me saime nagu sinna, hästi palju oli seal inimesi, kes on nagu mingi Moskvast hakanud sõitma ja nad on juba mitu nädal aega juba rongil on põhimõtteliselt. Et nagu, ja kuidas venelased nagu suhtlevad oma vahel, et seal meid peeti ameeriklaseks. Et see oli naljakas. Ja see oli veel eriti naljakas, et meid peeti ameeriklasteks. Ja siis mingi hetk tuli meie sõber, me korjasime ameeriklase peale mingi aeg, saime tuttavaks. Ja ta sattus samale rongile uuesti ja mingi hetk Säks tuli, istus kõrval maha, hakkas inglise keeles rääkima. Ja siis venelased oli nagu, mis toimub. Nemad pidasid eesti keelt inglise keeleks alguses. Ja sest et Venemaal tegelikult Eestist ei tea mitte keegi, mitte midagi. Et see oli väga huvitav, jah. Aga see on kusagil kaugemalt, siis ma eeldan juba? Juba alates mingi Kaasanist hakkab pihta, et see... Kus see on? No Kaasan on niimoodi, et kui sa lähed siis, ütleme, Moskvast 500 kilti allapoole. Okei. Peale Moskvat? Jah, ta jääb sinna nurka, et selles mõttes. Aga juba sealt ja inglise keelt nad ka ei räägi, mitte keegi. Et see, Vene filmid on ju peale dubleeritud kõik. Suur riik. Ja nad ei räägi inglise keelt, et see on täiesti üllatav asi. Ei, see on nagu mingi suur rahva asi ka vist, et... No jah. Nende jaoks on see maailm täiesti teistsugune nagu meil. Neil ei ole Google'it, neil on Yandex. Bolti neil ka pole, Yandex on... Yandex taksi on... Yandex taksi ja Yandex on internet, kõik on Yandex. Google taksi on. Et see... Ja kui suures venelases mentaliteet on ka hoopis teine, et kui meil siin lääne pool on veider. Aga mis mõttes teist? Nad elavad ikkagi ise endale, perekonnale ja endale. Et näiteks, et kui sa lähed seal pröökama, et mingi plastikut, miks ta nagu... Siis Venemaal on kõik on nagu, nii kui sa sinna rongi astud, siis sa saad, iga kord, kui sa rongi astud, sa saad siukse väikse paki, mille sees on siis hambariim, pisikene hambapasta, niiske salvetik, hambatikk ja kingalusikas. Ja kõik on eraldi pakendi sees. Ja siis tuleb sulle lõunasöök, mis on siis karp. Karbi sees on eraldi pakendi sees küpsis, eraldi pakendi sees salami, eraldi pakendi sees leib, noad kahvlid, salvetik ja siis see söök, mis siis on nagu ette nähtud. Tsiviliseeritud inimesed. Ja, et põhimõtteliselt, kui sa istud 2 päeva rongid ära, siis sa tuled suure kilekotiga prügiga tuled sealt välja vaata. Et see, nendel on savi sellest täiesti, et lihtsalt on siuksed. Aga venelane on väga-väga perekeskne, et nagu mina näiteks, me läksime 4 kesti, 2 meest ja siis 1 tüdruk peale. Ja siis... Millal te käisite? See oli eelmise aasta augustikuu vist. Wow. Me olime 3 nädalat tulime ära. Roona ajal käisite siin? Ei, see oli mitte üle-eelmine aasta, enne korona. EKR.
EKC. Ja siis ma pidin kogu aeg nagu, alguses ma nagu ei teinud sellest välja, aga siis hakati küsima, et nagu, aga te muš, u vas есть muš, noh, mees on, vaata. Jah, et kui sinna restoran vaguni läksid, siis alati küsiti, et nagu, noh, mis mees on, vaata, et mis sa niimoodi üksi reisidki või, sest no õige mees ei lase oma naist mingil Venemaa reisile 3 nädalaks, nagu see ei tule kõne alla, vaata. Ja siis ma seletasin, et aga ma ütlesin, et ja hudošnik, et noh, kunstnik on ju, sest ma olen tatoveeritud nii, et ma pean siis mingi sellise ameti välja mõtlema, sest et vene naine ei tatoveeri ennast niimoodi ära. Vene naine on ilus ja korralik välja peetud, hoolitseb oma mehe eest. Noh, ja siis tuleb, see kõlab väga hästi, on ju. Aga vene mees hoolitseb ka oma naise eest, et Venemaal igas linnas on alati lahti 24, alati sa leiad Vene linnast 24 lahti oleva lilleputka. Ja see on sellepärast, et noh, ma küsisin, noh, me saime seal sõpradeks ka päris paljudega, eks ju. Siis ma küsisin, et kuulge mehed, et kas te keerate siis nii palju jama kokku, et siis lilli mehed solvusid selle peale natukene, ütlesid, et ei, et me lihtsalt armastab oma naisi, et see on viisakas. Et noh, kui naine rongi pealt maha tuleb, siis ikka on kommikarpilillad kaasas, et siuke nagu väga hoitud on jah, et mees nagu hoiab ka oma meest, oma naist on ja naine peab siis ka olema ilus mehe jaoks ja siuke ja neile see sobib, nendele jaoks ei ole see mingi issand, see on jah seksism, et nende jaoks ei ole see vaata. Et seal on mingi tugevus on ka selles, et kui sul on soorollid ja sa aktsepteerid neid ja sa nagu nõjatud neisse sisse, siis see tegelikult lubab nagu mingisugusel maailmal eksisteerida tegelikult nagu sellisel noh. No vene huumor näiteks on väga hea, mis käib naiste ja meeste pihta. Et noh, mehed teevad naistest nalju ja naised teevad meestest nalju ja mille peale nad nõjatavad ongi need soorollide stereotüübid. Et tegelikult ei ole see midagi hullu. Aga jah. Meie siin 2 maailma vahel, ida ja lääne vahel ei suuda ära otsustada. Ja siis lõpuks, okei, et siis kui ma ütlesin, et hea küll, et mu mees on ka kunstnik, on ju. Et on Berliinis. Jaa, küll, mul on mees. Et on Berliinis hetkel on ju. Et tal on kunsti asi näitus tulemas Berliinis ja siis mingi mees ütles mulle, et teda pole siin, järelikult saab vaba naine vaata. Ja siis ma pidin ikka see oma reisikaaslase võtma, et kuule Georg, me oleme nüüd abielus, mõistad? Ja siis ülejäänud pool reisi oli tema minu mees. Muidu tulevad jah. Kas teelik neid määratud mees nii-öelda? Seal on jah. Ja seal on kusjuures jah ongi niimoodi, kui sa vallaline oled, et siis mees ikkagi hakkab suga pöörstima, et tal on nagu tuleb hakkab rääkima. Hello on ju, tere on ju. Mitte nagu meil, et noh, Tinderis saad matchi ja siis on see, et okei, ma ei saa esimesena kirjutada sellepärast, et muidu ma tundun liiga igor on ju ja tänapäeval on keelatud küsida armastust millegi pärast. Ja siis kui keegi kirjutab sulle hei, siis sa pead ootama 3 päeva enne, kui sa vastad. Mingi siuke jaur käib, et neil on nagu teistmoodi see, et elavad teiste asjade nimel. No neil vist ei ole seda, nagu see riigi peale nad väga vist ei toeta või nagu riik ei ole, Vene riik ei ole Vene rahva jaoks, Vene rahvas on Vene riigi jaoks. Täiesti, seal on eraldi. Miilits on üks asi ja rahvas on teine asi ja seda on väga-väga suurelt näha. Sul peab ka olema siuke oma baas, oma see kus on öeldud, et turvalisus. Et see on mõistetav ka, et Vene inimene on väga lihtne inimene ka, et ta nagu võtab sinna avasülile vastu, katab laua, eks ju, aga tal on omad väärtused, mille nimel ta elab. See on üldse keeruline, et sul on üldse ühtne kultuur nii suur, siis seal on tegelikult hästi palju erinevaid rahvaid ja Vene riigis tegelikult eksisteerib hästi palju keeli ja 11 ajamendit. See ajarännak oli kõige hullem asi, et kui sa sõidad rongiga läbi Venemaa, eks ju, siis kellaaeg mingi hetk muutub nagu siukseks veidraks asjaks. See, et üks päev lähed rongi ja siis ärkad 2 tundi varem üles järsku. Ja siis kogu aeg rändad ajas ja siis, kui sa jõuad lõpuks Vladivostokki, meie lendasime Vladivostokist Peterburi lennukiga. Ja see oli siis 14-tunnine lend, aga ajavöönd oli siis muutus nii palju, et kui me hakkasime kell 9 hommiku Vladivostokist lendame, siis 14 tundi lendasime, aga Peterburis oli aeg kell 3, kui me kohale jõudsime. On ka nii, jah? Jah. Ja see oli mindfuck nagu mees. Aga järgmine päev, eks ju? Ei, sama päev. Ma ei saa aru. Ma ka ei saanud aru päriselt. Sa mõtlen, et kui seal on... Aga ei olnud lennukis... Siis seal on automaatselt, peaks olema kell, no ütleme 11 tundi hiljem, on siis kell mingi 11. Ei olnud.
4 oli võib-olla, jah, 4 aga midagi. vabandust, ja Venemaal vist tehti mingi see kellareformatsioon, et neil on nagu mingi 4 põhilist aega või noh, neist jookseb üksteist läbi tehniliselt, aga nad on nagu Ameerikas nagu West Coast ja East Coast. No ma valetan, me hakkasime kell 8 lendama. 14 tundi lendasime ja Peterburist tulime lennukit maha mingi 4 aega, onju. Aga see ongi, aga seal ei olnud ööd vahet. Kindlasti ei olnud, ma mäletan. Neil oli Ekaterinburgis oli peatus. Otse lendali? Ei olnud. Ekaterinburgis istusime ümber. Ja siis lendasime edasi. Aga see oli päris rets nagu ja minu plaan, meie plaan oli niimoodi, et kui me Vladivostoki jõudsime, siis no meil oli 2 hästi korralikku inimest kaasas, on noh, teadlased ja siuksed tublid inimesed, on ja siis üks teine sõber, kes nagu noh, ka meeldib pahandusi teha, on Sul meeldib pahandusi teha? Mulle meeldib muidugi pahandust teha. Ja siis me otsustasime, et selleks, et see lend üle elada, me peame olema väsinud, et me ei tohi minna nagu hotelli tuppa magada ennast välja ja siis minna lennuki peale. Siis me otsustasime, et me öö otsa üleval. Siis me kakerdasime terve öö mingi Vladivostokis ringi. Ja see oli ülitore. Ja läksite hommikul lennukisse magasite? Jah, magasime. Tähendab, üritasime magada. See ei tulnud meil välja, sest et meie lennu peale sattus üks mongol rahvusest meesterahvas, kes esimest korda sai oma külast välja. Ja siis ta oli väga uhke, et ta sai lennukiga lennata, et tal on see võimalus. Ja siis ta või ta seal mingi möllas ja västas. Miks ta üldse läks? Ei tea, aga ta ajas terve selle lennuki nii närvi, nagu sa ei kujuta ette. Ja ta istus veel niimoodi, et istus. Need, nagu mu sõber istus mu kõrval, eks ju, ja see tüüp, see mongol istus selja taga. Ja siis see mongoli sõber istus siis minu ees. Ja siis nad hakkasid nagu niimoodi rääkima vahel. Ja siis see teine tüüp hoitis sellest lennuki toes kinni ja siis raputas ja siis ma vaatasin, kuidas mu vaene sõber, kes on öö otsa üleval on Vladivostokis, mingi lihtsalt ei saa magada. Aga see on see, et kus on mingi vahetame nagu istmed nagu ära, nagu teeme vahetada. Aga me ei saanud vahetada, sest et see, kes selle mongoli kõrval oli, ei olnud nõus. Et pärast, kui me küsisime ka, et vahetame ära, siis see tüüp mingi Lätis ka või? See oli veider jah, seal juhtus nii palju asju seoses selle tüübiga, et nagu terve torus kinni. Ta lihtsalt nagu jah, ta nagu kuidagi mingi hetk toodi teed, on ju, et noh, see tšai on Venemaal ju teema. Ja siis ta kallas vist endale jala peale seda ja siis ta kukkus seal röökima ja siis ta kutsus lennuki teenindaja, kes tõi talle siis põletuskreemi ja siis ta valas pool tuubi niimoodi, tegi siis hunniku endale siia ja siis ta mäkerdas kõik ära ja ühesõnaga ta oli siuke nagu abitu suur laps, vaata. Ja siis ta hästi vali oli ja siis ma nagu vaatasime, mõtlesime, et magamisest ei tulnud midagi välja. Mul on vist mingi võime, et kui ma nagu väga tahan keskenduda, siis sellest nagu kuhu süvenen kuhugi, siis kaonevad ära nagu. Ei, minul oli hästi. Ma mängisin natuke oma seda bubble mängu, mis mul oli see offline. Aga seal mingi ekraan ei olnud, et vaatad telekat? Ei olnud. See on vene lennuk ollikene. Võib-olla küll, ma käisin Itaalias ja see oli vist mingi masuaeg või pärast masu 2008 nagu ja siis seal oli ja see oli kindlasti pärast 2008, sest ma gümnaasiumis käisin 2010 kuni 2013 siis gümnaasiumi ajal siis käisime Itaalias, lendasime kuskile Saksamaale või Lääne-Euroopasse ja siis sealt lendasime vist Rooma ja siis Roomast lendasime Lõuna-Itaaliasse ja kõige uhkem lennuk oli seal Roomast Lõuna-Itaaliasse, see oli mingi suur jumbo jet ja see oli mingi see Air Italia või mingi kohalik riiklik see ettevõtte neil. See oli kõige uhkem lend, mis meil oli, see oli kõige lühem lend ja meil pakuti kõige rohkem asju, seal oli kõige vähem inimesi peal, see oli võib-olla meiega koos mingi 11 inimest ja midagi, siuke suur lennuk täis. Ja siis see oli sellel ajal, kui Itaalia majandusel ei läinud väga hästi ja siis me olime seal nagu mingi, ei tea küll jah, et nagu hoiavad nagu mingisugust sellist nagu uhkust üleval või vana Rooma keisririigi sünnimaa ja nagu siuke arenenud lääne riik, aga samas neil on nagu see töökultuur ja kõik asjad on siuksed nagu meie mõttes nagu siuksed veits pilla-palla ja asjad käivad nagu nad tahavad ja teed on hästi kitsad ja prügi on täis ja autod on mingi Lõuna-Itaalias on niimoodi, et majadel on sambad näiteks väljas, et nad nagu lõpetavad ehitamise ära ja siis need lihtsalt sambad jäävad püsti, et nagu võib-olla ma kunagi ehitasin ühe korruse veel peale, ma ei tea, aga praegu on sellist betoonist kaotud nagu. Itaaliasse tahaks küll minna, ma ei ole sinna sattunud veel. Lõuna-Itaalia on siuke nagu talupoja, seal ongi farmid ja siuke nagu soojem ja et hästi huvitav ajalooga ka, et kunagi olid seal hästi palju piraate Vahemerel ja siis inimesed elasid nagu mägedes ja rannikust eemal, aga nüüd kui nagu see oht nagu vähenes tsivilisatsiooni arenguga, siis inimesed vaikselt kollisid niimoodi alla, aga seal niimoodi mingi
oled külas vee ääres ja siis kui tahad, siis see host viis mu kuskile mingi oma mopeediga viis mingi mägede algusesse, kus mingi teed lookles edasi mingi pikalt mingi mägede vahele, seal mingi allikad, inimesed täidavad mingi vett siuke hästi kuidagi. Idülliline nagu. Hästi idülliline, jah. See Prantsuse küla, kus ma korjamas käin, see on ka selline nagu teletõpsumaa. Aga sul ongi oma koht, kus sa käid? Jaa, mul on oma farm. Mis selle nimi on või ei taha öelda? Mäletagi, mis ta nimi on. Aga üles leiab. Noh. Lähed seal tamme juurest tasa. No teda kutsutakse Marilani farmiks, et kui sa sinna külla sisse sõidad, on ju, siis kui sa kohta üles leia, siis lähed, otsid mingi tüübi üles, kes kuskil kakanud, ütleb, Marilyn, vino, siis et nagu, et see, ta on nii kuulus seal sellepärast, et tegelikult sa lähed viinamarju korjama, siis ka seal Prantsusmaal sinu eest nagu hoolt ei kanta. Et sa ööbid telgis 12 päeva järjest, pesem, sul on üks dušš, sul on 14 töötajad, kes 20 inimest, kes iga päev, see viinamarja mahl ja see mustus, mis sa sealt kaasa tood, et see on ikka rets, vaata, kõik asjad on ju. Ja siis sul on võib-olla üks närune kuuris köök on ja noh, mingid siuksed, aga meie farmis oli ikkagi toit oli ette nähtud, et me saime nagu lõunapaus oli 1:40, seal saime 3-käigulise lõuna. Hästi poputati ja meil oli dormitori, et me saime ikkagi, no mitte kõige mugavam voodi, aga nagu ikkagi voodi ja katuse all, et selles mõttes, et nagu ja noh, et teistmoodi, et sa võid nagu põllu peal istuda ka niimoodi, et vaatad, et palju marju, istun maha, nipp on ju, et aga on mõned töötajad, kes ei luba sul kordagi maha istuda, et sa pead hästi kiire olema ja näiteks ei tohi Sherpeed ei tohi kasutada, et Sherpe on siis nagu, on see nende traditsiooniline viinamarja korjamise siuke nagu väike vikat, käib sõrme otsa niimoodi, et on sellise, ta käib siia sõrme, et on niisugune pika varega ja niisugune pisikene vikat. Et on selle jaoks, et sa lükkad siis käega nagu põõse eemale ja siis sa lased selle, noh, üks käsi liigub niimoodi kobara all, aga teine käsi käib mööda vart niimoodi kogu aeg, tsik-tsik-tsik on. Ja kui sa seda oskuslikult kasutada ei oska, siis sa rabistad seda põõsast ja mõned marjad kukud maha. Ja siis mõned korjad ei luba või nagu mõned patroonid ei luba kasutada Sherpeed või käsad kääriga lõigata. Aga kui sa oled hästi kiire korjaja, siis sa lõikad omale sõrme, vaata. Kääridega? No esimene aasta, kui ma korjamas käisin, mul oli 22 lõiget nagu sõrmede peale, see oli meeletult valus. Et lõpuks ma sain selle Sherpee, et siis ma nagu avastasin, et jah, see on tore asi, see mulle meeldib, vaata. Ja siis kui ma läksin pärast teise farmi, siis ma lihtsalt ütlesin, et nagu ma anusin, et noh, palun, et ma olen professionaalne korjaja, et anna mulle Sherpee, no palun, noh. Ja siis õnneks ma sain, aga sest ma hakkasin käär kartma, päriselt ka. Ja muidugi, kui see on nagu, see on siuke inimlik loogika, paned käe tulle ja niimoodi, siis keegi ütleb, et sa pead seda tegema. Ja siis sa pead veel, vaata, esimesel päeval saad juba mingi mitu katti sisse ja sa pead järgmine päev uuesti panema käed sinna külma, viinamarju, mis torgib hommikul kell 9, no sa ei taha, vaata, et sa kogu aeg käed tulitad, et ma dušal lõpus käisin, siis ma ei saanud ennast pesta enam mingi hetk, et see oli päris valus, jah. Aga kas see on nagu teeme mingi normi raha ka või see on pigem ikka nagu kogemus ja kõik see? Tegelikult ei teeni, et see jah, meie farmi juures oli paha asi see, et 150 € läks nagu toidu peale, on ju. Et tegelikult saaks kodavamalt, et noh, kui sa lähed korjama, siis hea tava on niimoodi, et iga päev jääb erinev inimene koju, kes käib siis prügikastid läbi, skvatib nagu toidu kokku, on ju. Noh, see on dumpster-divinguga, on ju. Ja siis teeb kogule kambale süüa, kes siis nagu töölt tulevad. Aga no see on ettevõtmine, eriti kui sul on halb köök ja nii edasi ja tegelikult sul on jõudu vaja. Ja nagu, ja siis noh, 150 € läks sinna, eks ju. Ja siis maksud, päris palju makse läheb maha. Ja sa maksad nagu Prantsusmaale, kui sa tuled Eestis, sa pead ka deklareerima selle tulu ära nagu. Sest et sa niferdasid ka, sa oled mingi? Esimene aasta ma niferdasin, teine aasta ma tegin vea, vaata. Ma arvasin, et ma saan midagi tagasi. Ma saatsin Maksuametile kirja ja siis Maksuamet ütles, et ei, et ikka peab. Siis ma mingi, nüüd ma olen tägitud ka veel kõigile piisaksin. Et selles mõttes, aga ei teeni tagasi, et mina maksin lõpuks 100 € peale. Et see reisikulu ja tuleks sealt mingi edasi. Tänu Eesti Maksuametile, et selles mõttes. Ma maksin nagu 30% maksan palgast Prantsusmaale, 150 maksan toidu peale, 300 € läheb lennu või üldse selle reisi peale, et elus püsida sinna ja tagasi. Ja noh, ongi kõik. Ja siis tuleb veel Eesti maksa 200 veel Eesti riigile. Noh, lõpuks ongi, maksab peale. Aga kogemuse mõttes see on sitaks väga kogemus. Sest et sa lähed ikkagi sellisesse olukorda, kus sa pead nagu
tegema kella 9:30 kuni kella 7:30 pead tegema rasket füüsilist tööd, mis on mega igav ka veel. Et noh, sul on need põllud on lõputud, sa korjad ja me lugesime kokku, sul on võimalik saada seni teadmisega umbes 30 erinevat valu nagu. Et sul on nagu ämblikud, kes hammustuvad, sul on need käärid, mis sulle liiga teevad, sul on see päikesepiste, sul on see seljavalu, sul on mingi väike hein, mis jätab sulle mingid asjad peale ja sul nagu noh, neid valusid on lihtsalt nii palju nagu, et sa oled täiesti läbi omadega nagu. See ei ole üldse nagu mingi müügijutt praegu, et mine töö, see ei ole nagu. Aga see on samas on nii hea, et kui see nagu hakkab juba lõppema see on, et noh, mingi viimased päevad sa avastad ennast sellisest olukorrast, et nagu issand, mul ei ole mõelda enam midagi. Et ma olen kõik enda jaoks nagu nii läbi mõelnud, et see on nagu mega hea teraapia. Sa pead ise välja mõtlema, kuidas sa selle päeva nagu üle elad, et nagu no minu jaoks oli lihtne, minul oli niimoodi, et 9:30 ma panin mingi Eesti raadio, mulle meeldis kuulata Eesti raadiot nagu, siis ma lubasin seda natukese netti, mis mul oli nagu, tol ajal ei saanud teha 12 € kuradi 2 nädalat diili onju. Mõtlesin, et hea küll, ma maksan onju. Siis kuulad seda Eesti raadiot, sest sulle meeldib see mingi mölin vaata onju. Siis mis 9:30, 8:30 ja 9:30 anti, siis tuli paus. Siis sa saad endale vorsti võtta, saia, veini. Siis okei, siis panid juba mingi tiksu peale vaata onju. Tegid selle ära. Siis tuli, noh iga rea lõpus saad veel topsi veini vaata onju. Siis ka mingi okei onju. Siis tuli lõunapaus oli eriti maha, sest seal sai kõhu täis, sai 1,5 tundi pikutada, mõned tegid uinaku, sa mingid chillid, vaatad imeilusat vaadet ja jood mingi kohvi, mida iganes tegid peale. Ja siis läheb põllu äärde ja siis tuli mingi paus ja siis oli see paus, kus sa tegid kivi vaata. Ja siis läksid, võtsid endale hea nagu vestluskaaslase kõrval reale ja siis hakkas jutt käima ja siis kõik lõkerdasid sellega. Siis hakkasime lollusi tegema. Minu kõige lemmikum trikk, mis me tegin. Ja mingi siuke nagu muster ja siuke nagu praktit. Ja minu kõige lemmikum nali, mis ma põllu peal tegin, oli see, et patroon tuli minu juurde, noh patroon on see omanik, siis on boss. Ja siis ma ütlesin, et mine ütle Tölpile, noh Tölp on Pärnus templi omanik, temaga koos sattusin korjama. Ma ütlesin, et kuule, et mine ütle Tölpile, et kuhu me niimoodi jõuame. Noh, kuutan ette, et prantslane peab ütlema seda niisugust asja vaata. Ta oli siis mingi okei. Jah, oli küll jah. Ja siis ta harjutas läbi vaata ja siis ta tuli lõpuks jumala hästi välja. Ja siis ta hiilis, mina veel vaatasin puusa tagant, ma vaikselt piilusin. Siis vaatan, patroon läheb siis nagu sinna Tölpi juurde. Siis seisab ja vaikselt seisab selja taga, Tölpis haru korjab seal hoolega. Siis järsku ta avastab, vaatab üles ja siis patroon ütleb peale, kuhu me niimoodi jõuame? Ja siis Tölp nagu, what? Ja siis ütleb, võiduka lõpuni. Ja mina irvitan nii, et vähe ei ole, et see hästi õnnestunud nali nagu. Ja ta saatis selle, mina ei kuulnud, et ta ütles võiduka lõpuni, et ta saatis patrooni minu juurde, sest ta ammustas läbi, et ma saatsin nagu patrooni vaata. Saatis tagasi, siis patroon seisab minu kõrval ja siis ütleb, et mul on sulle sõnum, ja siis noh, võiduka lõpuni, siis ma kõht kõveras naerad. Et siuksed, jah. Ja siis viimase korjamise nali oli see, et ühel tüdrukul oli sünnipäev, samal ajal kui me korjasime, läks sinna mingi päev on ju. Ja siis poisid tegid plaani ja nad olid selle plaani nii hästi läbi mõelnud, et nagu, et ühesõnaga Inessa siis läks niimoodi, et tal oli korv oli viinamarja täis ja siis Charlot tuleb ja Charlot on siis nagu see mees, kellel on siis suur korv, et sa pead siis oma väikses korvis kallama talle, noh, ja siis ta läbi nagu traktorisse. Ja siis Charlot tuli, ütles, et kuuled, et mine pane ise nagu traktorisse, et vahel rea lõpus on mõistlikum viia traktorisse, kui nagu Charlot'le anda, vaata. Et Charlot võtab tagumistavad. Ja siis peale ütleb, mine vala sinna traktorisse, vaata. Okei, siis ta läheb sinna, hakkab seal kallutama ja siis traktorist oli kõrval, et ütles, et ei ära siit kalla, ma panen sulle redeli. Kõik kallavad alati maast. Aga ta ei pannud tähele, vaata ta uus korja ka on. Okei, ta kahtlustab midagi on. Ja siis pandi redeli, nii kui ta sinna redeli peale jõudis. Ja siis mina olin kõrval, mina võtsin samal ajal veini. Ma olin oma rea lõpetanud, siis ma nägin kõike pealt, vaata mis toimus. Et mingi, keegi paneb redeli, Nessa ronib üles, siis ma muu seas vaatan, ma olen midagi vaadata. Järsku näen, kutid vaatavad üksteisele otsa. Lendasid peale, võtsid sabas kinni, viskasid ta sinna viinamarja hunnikusse, määrisid ta täiega läbi nagu. Siuke sünnipäev nagu. Tööandja mingi. Yes.
Mulle meeldib see nagu mahe või siuke sõbralik suhtumine sellesse, nagu tööandja poolt ka eest saaks nagu mida te kurat siin raisad mul rikutasid viinamarja saagi ära, mul on vaja viimane mingi arvestus teha. Et see oli naljakas jah, et ta üldse ei oodanud, et teda järsku sinna visatakse. Korvi või mingi anumasse. Traktori kaste, mis oli viinamarja täis. Aga viinamarja vist tehaksegi, et sa tambid selle peale. Jah, sa tambid, jah. Jalgadega. Võt ma ei tea, millega nad seda teevad. Neil on vist mingid pressid olid seal, dormitori all olid suured. Siin ma nägin, et lendavad nagu viinamarjad sisse. Sest kui sa sinna peale korjamist kauemaks jääd, siis sa kuuled, kuidas masinad töötavad. Et siis unust ära magamine. Kella 5 hakkab pihta ja maja väriseb nii, et vähe ei ole. Ja hakatakse veini tegema. Jah. Aga see oli nii, jah, mulle meeldis see, et nad olid nii hästi läbi mõelnud selle. Et see, jah. Või siis see, kuidas vetsu saada. Üks vanem mees, kes käib kodus väljas ainult 1 korra aastas. Me seal farmis korjamas. Ja siis ta mõtles teda pissile saada. Ja siis ta ütles midagi ühele korjale, et mine ütle kokale mingit asja. Ja siis see kokk sai selle korja peale juba vihaseks, siis nad jooksid kulpi vehkides välja. Ja siis mina vaatasin, et hei, sa ei tee mu sõbrale haiget. Ja läksin teda kaitsma veel. Ja siis kõik hakkasid seda inimest vaatama. Ja isegi see inimene, kes ootas vetsu järjekorras, vaatas ka eemale ja siis see tüüp, kes oli kogu selle asja organiseerinud, hiilis vaikselt vetsu. Ülikaval. Tal oli oma plaan. Tal oli oma plaan, jah. Koka vihaseks ja kõik tõmmad tähelepanu ja siis... Et kuidas saada kiiremini vetsu. Aga see on mingi järjekord oli siis? No alati on järjekord, sul on 20 inimest, üks WC ja aeg on kallis seal. Et sa tahad rohkem pikutada ja olla, mitte oodata vetsu järjekorras. Et ta oli hea. Seal prantslased oskab nalja teha. Jah, mulle prantslased naljad meeldivad. Ma just hiljuti olen mõelnud Prantsusmaa peale, et tundub nii veider, aga samas ka nagu huvitav riik, sellepärast, et neil on üsna nagu, võiks öelda nagu vana kultuur või nagu siuke need kallid ja kõik ja nagu see tuleb nagu mingi ala mingi 5. sajandist ja kust iganes, aga neil on nagu tsivilisatsiooni mõttes või kultuuri mõttes on nagu sadu aega ja neil ei ole seda, mis meil on, et nad on nagu ära vallutatud ühtede poolt ja teiste poolt või nad on nagu oma riigiga ja siis neil on see Prantsuse revolutsioon ja need kuningad ja et kõik need kihid, mind huvitab, kas nad on nagu olemas praeguses Prantsuse ühiskonnas ja kuidas need inimesed, kes seal elavad, kuidas nad nagu tunnetavad seda või nagu ma olen mõelnud, tahaks minna prantslasega rääkida või sinna minna ja lihtsalt nagu küsida nende ajaloo kohta ja lihtsalt uurida, kuidas nad nagu suhtuvad sellesse või kas nad üldse tunnevad, et see on mingi asi üldse enam tänapäeval või mitte. Et just see, et neil on siuke nagu, see kultuur tundub nagu nii kindel ja range ja selles mõttes nagu rahvusvaheliselt või nagu selge, et neil on nagu oma see SI süsteem internatsionaale, et neil on mõõtühikud ja et mingi me siiamaani Euroopa Liidus kirjutame dokumente veel prantsuse keeles, sest see oli mingi tava, sest see on mingi traditsioon ja kultuur ja ajalugu. Plus nad võiks natuke ülbed või ma ütlen kõik, aga lihtsalt mulje jäänud, et nagu nad väga hindavad oma seda nagu kultuuri ja samas seda kõik hästi nagu seksuaalselt hästi vabad. Kas sa tead, et prantslaste see moto on c'est la vie? Selline on elu. Selline on elu. Ja see on selline suhtumine, mis nagu nad ongi, nad on õudselt, tegelikult nad on rõõmsad inimesed, nad naudivad veini ja baguetti ja nagu ma olen istunud Sääni jõe ääres, kus ma näen, kus 2 sõpra kõnnivad mööda lustlikult, elavalt räägivad endaga, et Eestis on nagu väga veider, vaata kõik on hästi mornid, et nagu, et prantslast ja nende huumor on ka selline selaviik, et nagu jah. Mulle nende moto väga meeldib, ma olen selle väga omaks võtnud. Et kui mingi mure on, siis ma olen, selavi, mis sa teed? Näiteks lemmikloom suurepärane, jah. Et see selavi ei ole ainult mitte selavi, vaid see on ka, selavi. Selline see on. Selline see on, jah. Meil on siin Karl Õunaga. Karl Õunaga, jah. Ei ole. Jaa, ma ei näe kedagi, kes... Tal on punane taust. Punane selline, mingi virvendus siin käib. Ma võtsin prantslastelt selle ütlus endale kaasa küll ja teine ütlus, mis ma vanana ütles, et kuidagi ei saa, siis kuidagi saab ikka. Ja nii ta on. Aga kas sa oled mõelnud kuhugi mujal, aga mina kunagi vahel mõtlesin, enne kui ma õpetajaks läksin, mõtlesin, et kui ma olin ka seal õpetajas vahepeal tehti, et et kui sa ei oleks siin praegu, siis kus sa oleksid, mida sa teeksid?
et tahtsin minna nagu mingi ökofarmidesse niimoodi üle Euroopa nagu reisima ja töötama, et kas siin on mingi teine koht ka tõmmanud või sa oled Prantsusmaa siin oma ja sa käid seal ja? Ma armastan Hispaaniat rohkem kui Prantsusmaad. Aga seal on ka sellised farme, kus sa oled käinud või tööd või sa oled pigem nagu ei, reisid? seal ma olen lihtsalt jah, passinud nagu rohkem. Ma olen seal squati elu teinud, et nagu esimene kord, kui ma sinna läksin, siis mu sõbranna nagu töötas seal ja siis ma elasin ta korteris lihtsalt. Ma ei viitsinud lihtsalt ära tulla, sest nii mõnus oli, see oli ka väike kurvatlinn ka enne. Penitorm. Ja teine kord, kui ma käisin, siis ma olin nagu squatteriga ühes majas, et elasime squati majas ja siis ka ei tahtnud nagu väga tagasi tulla, et nagu. Aga milline see squati elu üldse on? Tead, minu meelest on squati elu isegi raskem kui tavainimise elu, sellepärast, et sa pead nagu süüa otsima, mis on nagu tänavalt nagu dumpsterid on ja õnneks saab Hispaanias ja Hispaanias saab korilus ja nagu mingi poed annavad ka õhtut ja sa pead minema seal platsi peale ootama, on ju. Vett pead sa eraldi tooma mingite kanistritega, sul ongi, vaata Barcelonas on ikkagi need meie kraanid igal pool olemas ja et sa lähed täidad need ära ja see vesi läheb sul nii toiduks, pesemiseks kui ka WC-sse, on ju. WC on kindlasti peale valemisega, et on sul vedanud, kui sa oled leidnud kuskilt WC-poti, et see on nagu teema, on ju. Ja vetsupaberit peab varastamas käima, et selle jaoks on ka oma kaubahallid, kus saab, on need kaubamajas. Siis peab väikse oksa kaasa võtma, mis sa saad selle luku lahti ja siuke. Ma olen Burger Kingist varastanud suure hunniku vetsupaberit, sest et ma istusin vetsus, ma olen Burger Kingis ja siis vetsus ja järgus kukkus lahti. Ja siis ma pidin nagu vetsupaberit varastama minema, siis ma tõmbasin selle alla vaata. Kui sa elad niimoodi, siis sa loobud ka sellest ühiskonnas osalemisest. Et sul sa mõtledki, et nagu minu vajadus tagumikku pühkida kaalub üle selle aususe on. Jah, on küll. Ma ei varasta, nagu ei, ma pühin tagumikku. Aga mis mind seal häiris oli see, et ma läksin Barcelonasse, et ikkagi ma oleks tahtnud muuseumites käia nagu. Aga seal ei ole tasuta? Ei ole. Inglismaal vist on tasuta rahv. No Prantsusmaal on ka teatud päevad on tasuta, mingi pühapäeviti midagi. Aga Barcelonas, Kule Sagrada Familiasse sisse saamiseks, kas pead 2 nädalat ette plannima. See on ikka väga kuulus. Ja Küelliaed samamoodi. Aga lihtsalt mingisugune nagu muuseum, mingi linna muuseum. No isegi kui nad olid tasuta, siis need inimesed, kes muga kaasas olid, nad ei olnud nagu nõus minema sinna. Või näiteks söömine ka, et ma ükskord vedasin nad välja, ma ütlesin, et kulge, päriselt ka nagu lähme sööme midagi nagu mõnusat, nagu võtame õlu ja nagu come on, nagu siis nende jaoks tundub nagu hästi veider, kui sa kasutad ühe õhtu jaoks nagu 50 eurot ära, enne. Sest nende jaoks on 50 eurot hästi suur raha, nad elavad aastas 800 euroga, mis nad sealt Viinomäe korramises saavad ja that's it nagu. Aga samas nagu, mina arvan, et see nende elu on natukene keerulisem kui see, kui mina teen 6 tundi oma armastatud tööd Eestis, et hea küll ta on mu klokk by klokk, aga samas nagu, ma ei tea, et see squati elu nagu ei tundu mulle nagu selline midagi. Ja, lifestyle sinu jaoks. Et see argument, et sa oled mingi ori on ja see on, sa oled ori, kui sa teed midagi, mis sulle meeldib. Sa võitle selle eest, mis sulle meeldib. Et kui ma töötaksin, kui ma ei ole. See on nagu hea alternatiiv, et nagu mitte osaleda ühiskonnas. Jah, et kõlab hästi ja rebell ja anarhia. Osad kõlab nagu squatid, et sa kükitad kusagil, see kõlab see ka veits roojaselt isegi nagu. Tegelikult ei taha ju. Ja pesu ma seal ei pesnud, ma olin 10 päeva seal kvatis on ja ma kujutan ette, et kui nagu see asi ka veel juurde tuleb on ja et pese veel pesu ja ole ja tegele ja mõtle, kui sa veel lapse saad, et või lemmiklooma omad on ja sind võidaks iga kell kodust välja visata, et squatid üldiselt on võetud salaja. Et nagu, et mõtle, kui see asi juhtub on ja mugavus maksab jah. Aga samas ma ei leia, et ma oleksin, ütleme niimoodi, viisakas ühiskonna tegelane, nagu, et mul ikkagi oma anarhia on. Piisavalt, et ma nagu tunnen, et ei, et ma olen ka piisavalt anarhistlik. Sa ei ole veel mees nii-öelda näen. Jah. Ma just täna mõtlesin selle peale, et tegelikult ikkagi ühiskond laias laastus on mõeldud selle jaoks, et lahendada seda küsimust, mis kõigil inimestel on, et kuidas lihtsalt olla ja kuidas elus olla ja nagu ühiskond on nagu see kollektiivne effort seda teha. Muidugi on oma halvad küljed, mis tulevad sellega, et me teeme seda kõik koos ja me ei saa nagu oma seda individuaalsust. Aga sellega tuleb ka,
ma ei tea, ka sealt küljed või siuksed nagu mugavused ja nagu sa ütlesid päris hästi, et nagu see, et tegelikult lihtsalt olla nii-öelda keskmine töötav ühiskonna liige on lihtsam, kui üritada mingisugust squattida või mingisugust siukest no income elu elada või mingi siukest, et see tegelikult vajab ikka päris palju siukest vaimukindlust ja preppi ja siukest nagu, et ma tahan seda ja see on õige ja nii peab olema ja kütid endale ise liha või nagu mingi, et see on ikka päris raske. See on ka raske, et see on raske. See on tõesti raske. Need on teised probleemid, aga just see, et sul on see, et mis sa tahad teha, et sa oled nagu leidnud selle väljend, et see on nagu hästi, hästi tähtis. Ja tegelikult, ega ühiskond ma ei usu, et on nagu vastu sellele. Ma arvan, et inimesed üldiselt, kogu ühiskond on ikkagi selle poolt, et kõik leiaksid endale midagi, mida nad tahavad teha. Lihtsalt see on see inimese enda nagu raskus või siis väljakutse leida see ja kelle jaoks on see lihtsam, kellel on savi, kelle jaoks on see raskem. No mul on vedanud lihtsalt. Ma olen lihtsalt kogemata komistanud nende asjade kohta otsa. See töökoht, mis mul praegu on, aga mulle ei meeldi kellani tööl käia, aga see töökoht on piisavalt okei, et ma nagu, why not, aga et nagu selles mõttes, et ma olen olnud olukorras, kus tõesti kahe tööpäeva vahe on väiksem kui mõne mehe lõuna, nagu me cateringis ütlesime, et selles mõttes nagu, et on olnud neid rasked aegu ka, kus ma mingi hetk lihtsalt joppas. Aga mul joppas ainult tänu sellele, et ma läksin töövestlusele niimoodi, et mul oli savi sellest töövestlusest. Siis marssisin kohale, mis sa tahad? Ma olen vaja disainerit, kas sa oskad disainerit? Ma elan ja hingan disaini. Disainitis mingi. Ja siis võeti tööle just selle pärast, et ma ilmselt passin silma teiste poolt, et ma ei läinud sinna arglikult, et näete, siin on mu CV, et näed, olen teinud midagi või ma läksin kohale, ütlesin, et sul on disainer, ma olen disainer, millest me seletame. Et nagu haarasin selle, mis on minu, aga see tuli ka siis, kui mul oli juba McDonald's avaldus täidetud ja ma olin täiesti meeleheitel, ma teadsin, et nüüd on jama. Ma olin juba pool aastat juba tööd tulnud ja laenanud ennast juba lõhki sõprade käest ja siuke nagu hädaolukord. Aga Kuklas oli see, et kuidagi saab ikka, davai, mine Mäkki vaata. Ja siis ma läksingi töövestlusse, ma teadsin, niikuinii ei õnnestu, vahet ei ole. Ma lihtsalt lähen kohale, sellepärast, et kui ma kohale ei lähe, siis ma hakkan mõtlema, et what if on. Why didn't I? Miks ma teeme teeks? Ja siis see on maailma parima töö. See meenutab mu sõpra ka, et me olime gümnaasiumis, me väitlejad. Üks väga hea vanna sõber ja siis ta nagu ma ikka vahepeal näen, et kas sul on ikka vedanud, et sa nagu leidsid oma selle asja, mis sa teha tahad ja sa teed seda ja mingi, ta on jurist ja ütles mul lihtsalt nagu vedas, ma küsin, kuidas ja ma ütlesin, ei, ma ei tea, ma lihtsalt läksin ülikooli ja see asi, mida ma juhtusin õppima minema, sobis mulle, lihtsalt sobis mulle. See on nagu vastus, aga see ei anna juhiseid, mitte mingisuguseid. Aga ei olegi, ma ei oska ka juhendada midagi. Ainult seda, et nagu et isegi kui on raske, siis tee, mida sa tahad teha nagu. Isegi kui on raske. Sellepärast, et nagu mina võrdlen alati nagu sellega, et okei, kui mul hetkel on raske, kas see on raske, kui mul ennem on olnud, et kui mul ennem hakkama saanud. Ma olen Estonia teatrist varastanud, sorry Estonia teater, tomateid. Sest et lihtsalt ma teadsin, et mul kodus makarone ja ma tahtsin midagi lihtsalt mingit muud maitset oma makaroni roale, siis tomatid tundus kõige seifim asi, mida varastada. Siis võtad 2 tomatit, viskad hõlma alla. Ja siis vahel mõtled tagasi selle peale, et mõtled, et täna on nii halb päev, ma tellin endale uuesti spurksi, vaat siis mõtled sellele tomatipäevale tagasi. Mõtled, et ei ole ju tegelikult halb päev. No mina olen olnud selles nagu hästi paljude asjade vahel, aga just see, et kuidas nagu leida seda, mida ma oskan teha, tahan teha ja kuidas see nagu teistele sobiks. Väga paljud asjad ma nagu teen kuidagi enda algatuslikult, aga neil on raske anda mingisugust vormi. Need on hästi palju sellised kirjanduslikud ja loovad asjad, mida on keeruline, aga nagu kuidagi konkreetsesse ongi nagu sellesse, ongi vormi panna. Ja siis pluss nagu mulle, kui keegi ütleb kirjuta, siis ma ei, nüüd ma vaatan ringi. Aga ma arvan, et see on hea point, et nagu, et see kõik lihtsalt läheb lihtsamaks. Nagu see kuidagi, et see on nagu see yin ja yang või nagu see tao, et asjade olemus või asjade viis, et vahepeal on lihtne, vahepeal on raske, kui sa elab piisavalt kaua, siis see nagu, see lõpuks satub su kontidesse, kui sa mõtled maailmast niimoodi ja sa näed seda, et praegu on hea. Praegu on halb, praegu on hea, praegu on halb. Ja kui see lihtsalt kestab mingi 10 aastat, siis lõpuks on nagu mingi,
no davai, no praegu on hea, praegu on halb, praegu on hea. See ei ole nagu mingi maailma otsustatud. Nagu jaa, küll jah. See harjud ära sellega. Sellepärast ma olen ka alati tahtnud lihtsalt vanemaks saada, sest ma nagu olen teadnud, et kui ma saan vanemaks, siis mul on rohkem kogemust ja ma rohkem suudan mõista ja mõtestada ja ma suudan okei olla sellega, mis on. Minule näiteks käib see närvidele, et ma olen nii rahulik. Sellepärast, et kui inimesed tulevad minu juurde ja siis nad räägivad mingist hästi suurest murest, mis nende elus hetkel toimub, siis vaata, mina ei oska nagu valetada. Mul see võlts emotsiooni, pluss ma ei ole väga emotsionaalne, et mul on see, noh, keegi räägib mulle, mis temaga hästi juhtus, siis mul ei tule seda või mul on nagu mingi introvert ka enda või? Jaa, siuke, aga ma tunnen nagu, mul on hea meel, sisimas on hea meel, ma lihtsalt ei oska nagu, noh, näpid püsti ajada, on ju. Ja siis, või siis inimesel on midagi hästi kurba juhtub, on ju, et noh, ma räägin, et kui ma ei suuda nagu hästi kurb olla rääkides, noh, okei, käbi ära sureb, siis ma muidugi olen õnnetu, aga noh, ma ei lähe ka kellegi peale nagu seda valama, et nagu, et oh, hei, sest et noh, inimesed tunnevad ebamugavalt ja ma tean, et see on nagu asi, mis juhtub ja ma pean sellega diilima, eks ju. Aga see jätab must juhtub külma inimese tunde, et ma ei suuda nagu lohutada, et see jah. See on nagu eneseteadlik selle koha pealt. Ja ma tean seda, et ma nagu, et kui keegi on kurb, siis ma üritan nagu noh, rohkem nagu nalja teha ja nagu teise küljega läheneda, et nagu noh, lihtsalt võtta ta mõistust nagu ära sellest probleemi. Kui inimene veedab minuga aega, siis ta ei mõtle sellele asjale, mis teda nagu muretsema paneb. Et ta lihtsalt on hetkeks teises situatsioonis. Nagu. Et ma olen niivõrd elav ja niivõrd nagu peale tükki endasse tõmbab, vaata, et siis ma nagu võtangi selle tähelepanu talt ära, et okei, sul on see mure, tegele sellega hiljem, vaata. Et see, jah. Ma olen ikka siuke empaat rohkem või nagu keegi kirjeldab midagi, siis on nagu mingi. Mul ei ole ühtegi lahendust sulle, aga vau, maailm ikka, noh, inimesed ja see kannatus, noh, see on ikka päris rets ikka. Mul on valudega niimoodi. Ja see tegi valudega? Valudega, jah. Et ma olen, kui keegi räägib, et mu kõht valutab, siis hakkab mul ka kõht valutama. Ja praegu mul on kassile, ma mõtlen silmhaige. Siis ma ise tunnen ka, et tahaks nagu vilgutada vaata. See on pigem see Pavlovi efekt. Pavlovi efekt on see, et kui keegi helistab kellukest, siis... Aga see on samamoodi, et sa vaatad mingit asja ja siis sa nagu tunned sama asja vaata. Ta ei ole Pavlovi efekt, aga ta on mingi tõlgendus sellest efektist. See on või rohkem nagu peegelneuron. See, et miks me nagu teeme sama asja nagu teised inimesed, sest meil on nagu ajus mingid neuronid, mis nagu alateadlikult, et kui inimene kuidagi on, siis sa nagu hakkad veits nagu imiteerima teda, kui sa tunned turvaliselt muidugi ennast. Jah, pigem see. Aga see näitab pigem just seda, et ma olen empaatiline. Et kui ma nagu... Aga ei, no ma ei oska lihtsalt. Ma arvan, et sa oled sotsiopaat. Mis taised inimesed, kes ei ole empaatilised, on sotsiopaadid. Ei, ma olen omamoodi empaatiline. Noh, tänase päeva mõistes ma olen nagu leppinud selle või nagu... Milline sa oled? Ja sulle meeldib see või sa oled? Jaa, mul on nagu fuck yeah. Fuck me. Nagu, yes. I would do me. Fuck yeah, fuck me. Et ma ei viitsi enam tegeleda selle hirmuga. Ma väsisin ära. Ma olen nii kaua elanud. Aga millise hirmuga? No see, et mis teised arvavad või et ma peaks ennast parandama või et ma pigem nagu okei, see on sinu mure, kui sa nii arvad. Okei, jah. Et nagu, et ma ei jõua lihtsalt, ma väsisin ära mingi hetk. Et see tekitas mulle stressi, see tekitas mulle piinlikkust ja nagu ja ma lihtsalt, mul on nagu savi. Et kui inimene tuleb ja küsib, et kuule, ma ei viitsi sind üldse kuulata, ma ei solvu mitte millegi peale, ma ei solvu ka siis, kui see on nagu, noh, minu mees ei pea vabandama asjadega, ma saan aru, sest et ma olen ise ka, noh, tuulekas inimene on ja siuke nagu, et nagu it's okei, me kõik teeme mingid oma asju, vaata, et noh, ja lihtsalt jah, sest noh, ma mõtlen, et kui mina ei suuda mitte kunagi mõelda kelleski niimoodi, et issand, vaata, mis tal seljas, vaata, kuidas ta käitus on ju, siis meeldan, et inimesed, kes minuga suhtlevad, mõtlevad sama. Et kui nad näevad, et ma olen peale tükkivad, siis nad mõtlevad, et see on tema see feature, vaata, et noh, ta ongi siuke, vaata, et noh. Ja see on nagu tema nagu see väljendus nii-öelda, et kõik on erinevad ja see loogiline tulema. Mul on just see siuke huvitav nagu teema, ta ei ole nagu väga aktuaalne, sest ma olen vahepeal mõelnud siukse manipulatsiooni asjade peale, et ma ise olen hästi siiras olnud või naiivne ja hästi nagu avatud ja haavatav. Ja siis minuga on nagu manipuleeritud. Ja siis nüüd ma ise ka nagu taban ennast nagu vahepeal nagu meelega käitumast niimoodi, et nagu mõjutada inimesi või manipuleerida. Aga minu jaoks ei ole nagu, see ei ole halb.
ei, see ei ole halb. Või siis noh, et kasvõi selleks, et nagu mingi enda kasu saada või a la räägid kellegagi, noh, toome Tinder näite, mul on ka paar näidet, et lihtsalt, et nagu ma veits olen provokatiivne, sest mulle ei meeldi inimesed, kes nagu mingi hästi pirtsid ja mulle ei meeldi inimesed, kes nagu mingi teevad seda mingi 3 päeva mängu, et ma nagu lihtsalt sõidan otse sisse, vaatan, mis saab ja kui kõik lennud vastu taevas, ma mingi, no mida iganes, mind ei kottigi, nagu ma ei tahtnud siin nagu mingisugust sulle hullult meeldida ja teha, öelda neid õigeid sõnu nagu ei, ma olen mina ja nagu sorry, aga no ma lihtsalt olen siuke, ma lihtsalt tahan nagu mingit vahetut asja, ma pakun vahetut asja ja kui sa ei suuda seda vastu võtta ja vastu anda, siis nagu noh. Ja väga hea, et me lõpetasime rääkimise. Et noh, muidu eks ole nagu keeruline ka, et mulle väga konfliktid on nagu siuke, ma olen tundlik konfliktidele. Ühes mängus oli ka niimoodi, et kutsuti mind mingi noh, seal nagu jooksin üksinda ringi, keegi kutsus mind nagu oma gildi või sinna sõprade gruppi ja siis ma nagu tere, kes sa oled, siis ma hakkasin rääkima, see ja too ja siis see on mingi, meile ei meeldi mingi mustlased ja siis mingi viskasid mu välja, siis ma olin mingi mega haavanud nagu. Ma reportisin ka, ma nagu ütlesin, et see tüüp mingi ütles, et mulle mustlane ja lihtsalt viskas mu välja nagu noh, mis on tegelikult antisemiitlik või siuke nagu rassistlik või siuke nagu etnilisuse põhiline mingisugune käitumine. Ja siis ütles, et ma ei saa antisemiit olla, sest ma olen ise juut, ma mingi. Ja siis ma ütlesin talle seda sama asja, et nagu tegelikult see on hea, et sa mind välja viskasid, sellepärast, et nagu noh, mul on hea meel, et see kohe tuli välja, et me ei saaks läbi. Siis ta mingi, no jah, sul on hea rääkida peale seda, kui ma su välja viskasin. Et see tegi mulle ka haiget, aga ma just on mingi, kõik on hästi, see läks väga hästi praegu. Aga just see nagu, noh, need on mingid asjad, millega ma nagu ise tegelen. Aga see on ka omaette julgus, et see minu jaoks oli ka see, et ma avastasin mingi hetk, et ma hakkan nagu, et ma mängin inimestega, et nagu noh. See tekib, see tuleb pika aja jooksul ja minul tekkis see siis, kui ma hakkasin teadvustama seda, et hei, mul on sõbrad, et mul on see oma klann on. Ja kõik, kes klannist väljaspoolt tulevad, no parem on, et te katsed läbi teete. Ma võin sinuga teha, mis ma tahan, et kui sa oled mingi siuke imelik pirts, et siis ma nagu, jah, I know your game, vaata. Sest mul on, ta ei võta mult tegelikult midagi ära, kui ta hakkab minust halvasti arvama, mis ta ära võtab, minu sõbrad on ikkagi minu sõbrad. Sa ei kaota nagu elu ja see ju midagi ei muutu. Pluss nagu see on kohati nagu, noh, see on nagu siuke nagu retsimine või siuke nagu, kui öelda nagu ongi sisse pühitsemine või nagu, et minu meelest mingi vahe on ka nagu laste ja täiskasvanute vahel, et täiskasvanud nagu suudavad nagu saada ja anda ja nagu noh, et seda nagu tögamist või sellist nagu kerget siukest nagu noh, et kui sa oled ikka täiesti siiras, siis keegi kasutab sind ära. Sest mõttes, et kui sa tõesti oled full 100% siiras, keegi kasutab sind ära. Mina isiklikult ei kasuta kedagi nagu halval eesmärgil ära, küll aga ma võin näidata lihtsalt, et ma saan sinuga manipuleerida, sellepärast sa lihtsalt usud kõike, mida ma räägin. Inimesed ajavad igast möla suust välja, isegi mina ajan vahepeal lihtsalt mingit mõttetut iba suust välja. Ja siis, kui sa võtad seda kõike tõe pähe, siis nagu sorry, aga sa kaotad või nagu sul ei ole nagu adekvaatne pilt sellest, mis toimub. Sul on mingi oma tõlgendus sellest, mis esitatakse ja sa võtad selle tõe pähe. Aga nagu see ei ole tõde. See lihtsalt ei ole tõde. Inimesed nagu oma agendad, oma motivatsioonid, oma motiivid või ütlevad üht, aga väljendavad teist, aga tahavad kolmandat. Kõik on tegelikult nagu nii reaalne ja kui sa, noh, see on nagu veits ongi siuke nagu, minu arust inimesed natukene peavadki nagu üksteist õpetama, aga ma arvan, et mitte nii siis niimoodi, et tulemused on väga halvad. Jaa, mis peavad? Selles suhtes, et näiteks... Ikka peavad, sellepärast, kunagi satub sulle päriselt keegi ette, kes tahab päriselt halba ja siis sa oled nagu mingi kus see nüüd tuli, mis mul nii sitt on olla, nagu ma olen mingi võlgu, ma olen võlgades või mis iganes veel hullem. Et mul on mingi tervisega valesti, sest ma usaldasin oma tööandjat, et ta nagu ütleb, ei, sul ei pea seda mingi kaitset olema ja ma ei seisnud enda. No mul on mitu aastat maha visatud halbadesse suhetesse tänu sellele, et ma olen liiga nagu naivne. Et see, et nagu, vaata kui mina olen aus ja nagu, siis ma nagu eeldan, et noh, kõik on. Ta tahad, et oleks. Jah, aga mõned inimesed ei ole, ja see on lapsik ja ma tean. Aga see on halb lapsik, see on nagu sa oled kuidagi mingi et sa vingud või et sa nagu mingi plätserad toiduga, ei, see on lihtsalt nagu siuke... nüüd me teeme seda, see on siuke kutsikalik vaata. Ja just, siuke... Aga seda on ära kasutatud ikka päris palju, et nüüd ma olen küll ettevaatlikum, aga nagu tead, ma ei ole enam pahane, sellepärast, et need õpetasidki mulle seda valvsust, et nüüd ma suudan ikkagi, no okei, vahel sõbrad ikka teevad nalja, et mul on tänase õhtu jooksul ka mitu korda, kus sa ikka pulli teed, vaata minu mingisse nabarist. Aga ei, see on okei, et selles mõttes, et ma olen õppinud.
et see ongi see. ja mul oli vaja see õppetund saada, et selles mõttes, et noh, mingi suhtes olla mingi simp on ju, on ikka suhteliselt tüütu on ju. Et see, simp on mingi noorte uus väljend, kus on siis tuhvlialune mees, ma ütleks, on eesti keeles siis seda. Jah, siuke submissive. Ja, et noh, kuna ma olen alati armastust otsinud, et siis ma nagu pühendun ka suhtesse hästi palju ja annan hästi palju ära, vaata. Ja seda on ka hästi palju ära kasutatud selle naivismi ja selle soovi ajal ja nagu. Ja nüüd ma olen nagu õppinud, et nüüd ma olen nagu ennast armastama õppinud nagu mees. Mina tahan ka. Nagu ka ma tahan ka väike lussikas olla nagu, mida see, et et selles mõttes, et noh, et kui järgmine kord, kui ma peaks suhtesse sattuma, siis ma tahan ikkagi inimest, kes mind ka tahab, et ei ole niimoodi, et mina olen nüüd see, kes peab kuidagi ära teenima sinu tähelepanu, et ei, sa pead minu samamoodi, et kui me näeme, sa lähed koju ja siis mulle mõelda ei oska, on ju. Ma tahan sama asja, et ei ole mingit sihukest lollust, on ju. Ja kindlasti ma tahan iseseisvat naist ja nagu noh, kes teab, et isegi kui tal on halb töökoht või väike sissetulek, siis ikkagi ta on enesekindel, et ta saab ise hakkama. Et me ei pane nagu, noh, loomulikult ma toetan ja olen, aga ma kindlasti ei laenaks oma naisele suht alguses raha, et see oleks nagu, et see ja seda tehes perele üldse ei tohi laenata, sest see on nagu raha, millest sa ei ole nõus loobuma. Ja, et see on nagu kuidagi selline, annab nagu suhtlusele mingi sellise veidra värvingu. On küll, jah. Ma andsin Henrile kunagi aasta algas 75 € laenu, siis ta tuli sõjaväest tagasi, tal oli mingi raha otsas. Ja siis tal on see meelest ära, mul läks endale 2 meelest ära. Nüüd mul on nagu veider isegi. Te olete vennad nagu, see on teine asi. No jah, aga pere ikkagi nagu, sest nagu ma ei taha, et see mängiks välja niimoodi, et ta tuleb siia korterisse tagasi mingi, kuule Hardi, sa pead maksma üüri mingi 50 €, ma mingi, kuule sa ma 75 € see. Et nagu maksa sul pool järgmine kuu üüri nagu. Nagu siuksed asjad, et nagu hästi veider või nagu, et ma pigem tahaks, et seda pinget üldse oleks. No mina leian, et nagu kui kaks inimest on nagu armastus suhtes on ju, et siis see ei olegi enam oluline, et see, et nagu, oh ei, mul on rohkem aega, siis tule mulle külla on ju, et noh, oleme siis minu juures näiteks on ju, et noh, mul on nagu raha, et osta hommikusööki nii edasi, et this is by default things on ju. Aga ära nagu hakka sõltuma must kohe, et see, sest et nagu noh, suhtes inimesed peaksid olema kaks eraldi nagu iseseisvad inimesed. Ja ma olen olnud selles codependent suhtes, kus sa olete niimoodi, see on mingi allapoole spiraalisid ja siis on nagu mingi. See on kohutav ju. See on, jah, ei, seda ei taha enam. Õpin, jah. Ja oli vaja peksa saada kõigepealt hästi kõvasti. Hästi palju. Mitu aastat ka. Ja siis unustada kõik ära, mis sa oled teadnud ja siis hakkad uuesti mõtlema, et oota, mis ma üldse tahan. Ja siis on, elu. C'est la vie. Prantslastel oli kohe õigus. Neil on alati õigus, jah. Targad raisad. Smart bastard. On, jah. Teeme ühe vetsupausi. Jah. Vähemalt. Ja siis võime otsi tegelikult kokku tõmmata. Jaa, siis sul on juba mingi pea 2 tundi materjali. Pea 2 tundi. Nii, et teeme väikse, ma panin nagu pausi, siis teeme siukse nagu, jah, 3, 2, 1 plaks. Lõpuks süngis ära. No võt. Aga kas siis tõmbame vaikselt otse kokku? Ma arvan, et peaksime, jah. Võime, me ei pea midagi tegema, võime. Et kas sa nüüd oskad öelda, miks sa, sest mulle jäi küll sul siuke mulje, et sa nagu väga tahtsid tulla ja lihtsalt rääkida. Võib-olla see ka, et ma tean, et seda podcasti kuulavad hästi palju meie sõbrad on ju. Ma loodan. Ma loodan ka, jah. Ja võib-olla paljud ei ole aru saanud, kes ma siuke olen. Ega mina ka tegelikult ei olnud, et see on nagu sinu see monoloog, mida me enne rääkisime, et see oli nii tugev, et raske oli sinuga nagu astuda sellesse nagu üks-ühele vestlusesse, sest alati tundus, et sa räägid minuga, mitte et me ei räägi omavahel. Mitte üldse nagu halvaga, aga lihtsalt jah. Et nagu teised saaks ka aru, et noh, kannatage see periood ära, kui ma nagu saan sest võõrast üle mingid, sa oled uus lahe inimene, ma pean sulle etendama kogu oma eluloo, on ju. Et kui sellest mööda saab, et siis ma võin tegelikult täitsa lahe olla, et Sa oledki lahe. Natuke ikka. Ei, tegelikult ma tean, et ma olen, aga
et lihtsalt jah, inimesed võiks aru saada, et noh, ma ei suurusta, et ma tundun, et ma suurustan. Tegelikult ei ole, tegelikult ma võtan kõiki nagu siira lapselikkusega nagu vaata. Ja minu arvates on kõik inimesed ägedad. Nagu tõesti, noh, vaatad, mida meie sõbrad teevad, see on nagu uskumatu, et issand jumal, mul on au olla sihukest inimest sõber, vaata. Jah, seda küll. Aga noh, enda saavutuste üle peab kannatama uhke olema, on ju. Muidugi. See annab nagu seda, minu meelest see natuke, mitte natuke, vaid see on eluterve. Et kui sa oled tegelikult uhke, see on sinu elu, sa elad seda. Ja kui sa sind õnnelikuks ei tee, sa ei ole rõõmus selle pärast, noh, rõõmu ikka tahad jagada. Kui sa ei ole rõõmus selle pärast, siis on pigem mingi nagu, et mis toimub ja noh, ma ise olen olnud selles, et ma kuidagi harjun ära sellega ja siis vahepeal teen jälle mingit tänulikkuse harjutusi ja asju, sest et kuule, et tegelikult mul on nagu kõik ülihästi, nagu mul on mingi korter, kus ma saan olla. Ei salvesta? Jah. No, tohi. Nägin sealt pealt praegu seda. Aga? Midagi ikka tuleb. Ega ma väga ei katti, mulle meeldib see unedited. Nii. Jah. Nüüd salvestada. Sa oled meie see Jamie. Hei, Jamie, look that up. Jääb kogu aeg kaadrist väljas, et keegi räägib kuskil. Ja mingi veits nagu. Tegelikult alguses oli näha ka. Sind. Joe Rogani alguses. Meil on ka räägi nagu siuke nagu vaata nagu härrased niimoodi tõstavad nagu käppe ja nagu, siis meil on nagu. Ei, Karl on ka siuke, et ma olen talle öelnud, et nagu, ükskord ma ütlesin talle, et kui ma uuesti suitsetama hakkan, siis ma suitsetan surnuks ennast talle nagu mingi. Siis on, kuule Karl, on suitsetada mingi. Vaata, sa ütlesid mulle vaata midagi, et nagu ei anna. Ja siis ta päris ikka andis mulle nagu mingi, ma austan sind nagu kurat, fuck you nagu. Ma tegin diili, et 35 sünnipäeval. See on varsti, jah? See on, jah, järgmine sünnipäev. See on 34 siis praegu. Aga millal sünnipäev on? Jaanuaris. Another year! Another year! Et siis peo pean ära ja siis järgmine hommiku pohmaka suitsu teen ja siis on kõik nagu. Cold turkey. Cold turkey, jah. Ma olen jätnud maha mitu korda ja ma oskan seda teha, sest see mõtteharjutus. Ja kui suitsu tahad teha, siis distracti ennast vaata nagu, söö kasvõi pulgakommi, sest et noh, ingi suugas ei taha nagu suitsu teha juba ja hakkab midagi muud tegema või nagu, ma olen seda kõik läbi teinud. Mul õnnestus ka habis, ma sattusin suhtesse, kus tüdruk suitsetas juba palju ja siis tekkisid need imelikud vaikusmomendid ja siis mingi, teeme suitsu ja siis noh, ja siis tuli tagasi suitsetamine. Millest see nagu alkoholismiga, et vaata, kui öeldakse, et alkohoolik on nagu, tegelikult on terve elu alkohoolik. Ta lihtsalt ei ole joonud 20 aastat, aga see ei tähenda, et ta ei oleks alkohoolik. Minu suitsetamise on natuke sama. Kui sa oled juba selles natukene mingit sisse harjutanud, sa tegelikult oled terve elu nagu suitsetaja, sa lihtsalt ei ole suitsetanud võib-olla mingi hästi pikka aja. Et see nagu, selles ma olen nagu aru saanud jah, sõltuvuste juures, et nagu nad tegelikult jäävad, sa lihtsalt õpid mitte neid nagu lubama. Nad ei kao ära, see on mingi, ei ma ei ole sõltlane, sa lihtsalt ei tee. Aga noh, 35 tundub selline nagu märkimismäär nagu verstapost on ju, et noh, miks ma nagu praegu maha jätnud. 34, nii lamp. See on mõttetu sünnipäev. Et siis äkki see 35 siis jah. Sest sa pead, nagu mina suudan küll seda cold turkey asja teha. Et kui ma mingil asjal, näiteks mõnede inimestega ma olen nagu maha jätnud inimesi niimoodi, et nagu ei, sorry, ma ei taha suga enam suhelda, sa ei anna oma elusse midagi juurde. See suhe on ära surnud ja ärme nüüd piina üksteist. Ei ole seda kohustust. Aga pärast ei suhtle ka? Ei saatu kokku vaata. Ma olen ise seda sama nagu mõistnud või nagu, et osad asjadega ma pean ka nagu lihtsalt, et nüüd kõike rohkem mitte üldse põhimõtteliselt, et see nagu aitab, et see nagu mingi see vahepeal on, et ikka veits nii, et kui see on ikka piisavalt tõsine asi, siis see kuidagi pikendab seda valu, et pigem siis nagu kannatad ära või nagu tunned seda südamevalu, tunnedki selle ära ja siis on nagu noh, läheb mingi aeg mööda ja siis vaikselt ununeb, tulevad uued kogemused peale kui see, et nagu sa hakkad vaikselt niimoodi nagu veinima või nagu võõrutama ennast kuidagi. Nii ka inimene võtab ju energiat enne.
et noh, et see kohustuslik mingi ma pean sulle, ma ei tea, sünnipäeval helistama ja mingi kui ma midagi korraldan, siis ma pean su kutsuma ja noh, mingid siuksed jamad vaata, et nagu ja siis, kui sa nagu tükk aega pole rääkinud, et noh, et mida ma nüüd jagan sinuga, et kus me nagu edasi lähme ja kui sa ei oska seda enam teha mingi hetk või nagu mina usun küll, et mõned inimesed nagu võivad elust ära kaduda. Tulevad ja lähevad ja kaovad ja see on nagu senikaua, kui mingid osad nagu jäävad, siis see on nagu tervislik. Kui kõik vahetub, siis see ikka sööb päris sügavalt nagu, kui nagu kõik inimesed vahetuvad ja kaovad ja no, nagu identiteedi jaoks, vähemalt minu jaoks on see nagu mõjunud halvasti, kui ma olen nagu kõike vahetanud siis. No korraga ei saa jah, aga nagu ja ma ise lõpetasin ühe suhte, mis on nagu me tutvusime vanuses 7 nagu jah, me kutsusime üksteist nagu kaksikõdedeks ja mingi hetk väga vihastas mul peale ja ma tean, miks see vihastas, aga ma leian, et see vihastamine on põhjendamatu nagu selles vanuses, kus me oleme, et ta nagu ei suutnud mind ära kuulata ja siis ma mõtlesin, et ega head teed sulle, et nagu et pole hullu, kui sa minu peale nii vihane oled ja ma olen sulle ennast põhjendanud ja sa ikkagi oled vihane mu peale, siis järelikult me oleme nagu erinevates kohtades, et nagu hea küll, teeme siis pausi või siis lähme siis laiali. Vaatame kaua paus kestab. Vaatame jah, et selles mõttes, et ma ei põe nagu seda, et me praegu ei suhtle. Ja et need inimesed, kes sul on olnud, need ei pea jääma. Ei pea jääma. Kuigi no mul on mingi vanad keskasõbrad ja siuksed, kes on nagu veits on vist jäänud sellepärast, et nad lihtsalt on jäänud. Lihtsalt on jäänud. Seal ei ole mingit, me isegi elame täiesti erinevad väärtused, kõik asjad, aga nagu noh, tead küll need vanad lood ja nagu noh, tekib siuke teine siuke inimlik, siuke hoolivus, lihtsalt teine inimene ongi põhimõtteliselt nagu võõras, aga sa kuidagi hoolid temast või nagu noh, siis sa otsustad hoolida, sa otsustad nagu minna talle külla või ta otsustab sind kutsuda külla. Kõik mu korjamiskaaslased. Korjamiskaaslased? Jah, et kui sa 2 nädalat ikka põllu peal ära korjad, et sa neid rohkem ei näe enne aasta jooksul ja võib-olla me ei näe üldse neid enam, aga ikka hoolid neist vaatast. Me oleme läbi teinud selle mingi raske asja. See ühine trauma või siuke nagu intensiivne kogemus, näiteks niimoodi mina olen Kertuga hästi nagu lähedane sellepärast, me nagu olime teismelised, tundsime üksteist ja me olime ka väga keerulistes olukordades ja siis noh, Tristan on tegelikult seal, me ei suhtle väga Tristaniga, aga nagu igapäevaselt ju nii, aga nagu siuke sügav austus on selle inimese vastu. Solidaarsus jah. Jah, et ta nagu inimene, et on sellel teel ja see tee ei ole lihtne kellegi jaoks ja lihtsalt nagu siuke lähenemine, noh, et siuke mõistmine kohe. On jah. Noh, ma usun, et me kunagi lepime ära, kui tal on vaja mind. Et nagu... sa oled olemas ikka? Ma olen olemas muidugi, et sellepärast, et mina ei ole tema peale pahane, et tema minu peale pahane. Et ma olen alati, kui inimesed minuga tülli lähevad, siis ma alati naeran, et okei, ega sina tülitsid minuga, sest et mina ei ole inimeste peale pahane. Ma üldiselt suudan nagu mõista, miks nad on mu peale pahased, aga mul on alati ka hea selgitus, et miks ma mingit asja teen või käitun. Et selles mõttes, et kui sina tahad tülitseda selle asemel, et asja läbi rääkida, noh, see on sinu valik. Ja tavaliselt inimesed tülitsevad siis, kui nad on ise endaga pahuksis. Nojah, sest kui ta ei suuda nagu lahendada seda, siis järelikult tal endal on nagu noh, see on päris sigav või nagu profound või siuke. Ma mõtlen, miks ma ei suuda ka mingite inimestega rahu teha, mingi pereliikmetega, kes on sellepärast, et ma ise nagu ei suuda seda rahu säilitada või nagu hoida nendega suheldes võib-olla või. Jah. Aga tänane saade sinu poolt. Sinu kaamera, sinu kaadeldus. Ma panen selle lambi sinna, aga sa ütlesid, et ma paneks selle sinna. Et sa oled külaline rohkem kui ühes mõttes. Ma ütleks, et külaline, sa oled nagu looja. Mina lihtsalt istusin maha ja hakkasin sinuga juttu rääkima. Jah. Ei, see on tegelikult harjutus mulle ka. Ma tean, kuidas hästi pimedas olukorras filmida midagi. Mitu tundi järjest. Ja meil ei ole sellist vestlust ka, ma teiks ühe, ei ole jah. Jah, mille üle mul on nagu hea meel. Sest mulle tegelikult mingi hetk, kui ma tulin Mudopunga seltsi, siis nagu mulle meeldiski nagu minna erinevate inimeste juurde ja lihtsalt rääkida nendega tundma õppida nagu üks ühele, sest muidu nagu seltskonnas nagu ma loomuomaselt ei muutu mingisuguseks kambajõmmiks. Mul on vaja seda nagu isiklikku seost ja nagu siukest nagu kogemust ja siukest nagu mõistmist.
oota räägi, mis su vanemad teevad, kus sa sündisid, kus koolis sa käinud oled, millest see asi, too asi, kuidas sa mõtled nendest asjadest ja siis tekib see nagu arusaam, et grupis, kui sa käitud, et siis kust see tuleb võib-olla. jah, just. Ma nüüd kujutan ette, et kusagil tuleb mingi muusika, mis oleks peaks kuule kaugusesse minema jah, selline ma võin seal otsida ka bandid. kui sul on mingisugust seda, ma olen praegu kasutanud Henriku muusikat lihtsalt. Jah, sa võid seda kasutada. Minul on see Motion Array. Mis see on? Põhimõtteliselt nagu stop music, midagi sukast. Et nagu võib ka. Ja sealt saab võtta nagu, võid sealt otsida ja kui sa leiad midagi, siis mul on alla laadita sulle. See on okei. Pidanudki lugema. See oli see, that's a rap. That's a rap. Stop playing the file first.